aga ma teen nii ka väikse sissejuhatuse ära, et mis värk meil siin on, et meil on ajakavaliselt oli peaaegu 1,5 tundi kokku seda aega ja teema oli siis kriitikapaneel. Milles see asi olla siis alguse saanud oli siis see, et väidetavalt oli Raul midagi ette valmistamas mingit artiklit kriitika kohta, mida ta tahtis vist Algernonis avaldada. Või täheajas, jah, sobib. Ja selles mõttes on natuke kahju, et Rauli ennast täna siin ei ole, aga ta on ühel mingil teisel üritusel kuskil, kus tema ei saanud ära olla, nii et me räägime siis ilma temata seda, mida tema tahtis rääkida. Võtku ta heaks või pangu pahaks. Ja räägime siis kirjanduskriitikast ja ulmekirjanduse kriitikast ja ilmselt mingitest tendentsidest. Esinejad on välja kuulutatud, minu asi on kõrvad kiibitseda ja nii-öelda asja natukene tõugata või pidurdada, nii nagu vaja on. Et esimesena räägib Peeter Helme, nii-öelda siis natuke selle nurga alt, et mis see kirjanduskriitika on ja ka näiteks, et tahaks neid kõiki sindri nahku peale saada. Tahab või tellib, et kas neil mingid nõudmisi või tahtmisi spetsiifilisi on ja siis peaks järgmine Jürgo olema, kes räägib kriitikast, ulmekirjanduse kriitikast ja siis lähme tasapisi ribuada pidi üles. Andri räägib siis ilmselt nii-öelda oma mätta otsast ehk siis baasi nurga alt vaadates. Ja siis räägib Kriku ja siis räägib Triinu ja ausalt üle, millest nemad räägivad. Mina ei tea, eks nad ise teavad, mis nad räägivad, eks me siis kuuleme. Mina ka ei tea. No veel siis me kuuleme täiesti avaldamata mõtteid, mida sa isegi veel ei tea. Ja pärast on mõte siis selline, et kui igaüks on natukene rääkinud, et siis tekib väike diskussioon ja nii-öelda kolmandas osas on võimalik siis absoluutselt kõigil kaasa lüüa küsimusi esitada, vaielda, mida iganes. Ja katsume siis kuskil niiviisi 8:30 nagu otsad kokku vähemalt tõmmata. Kui saab enne on väike paus, kui ei saa enne, siis tuleb asi jõuga ära lõpetada lihtsalt 8:30. Selleks oleti, jah. Selleks ma olengi, jah. Aga selles mõttes ärme laseme ennast sellest segada, et Jürgat ei ole, Peeter on olemas, Peeter saab pihta hakata. Tere! Mina olen siis Peeter Helme, mõnegi teist olen juba tuttav, kõigiga mitte. Nii-öelda minu pädevuse kohta siis nii palju, et ma olen Eesti Ekspressis kirjandustoimetaja. Kirjandust ma tegelikult kunagi õppinud ei ole, ma olen ülikoolis ajalugu üldse õppinud, aga töö spetsiifika tõttu ma arvan, paar sõna ma oskan selle teema kohta öelda. Kui tänane teema on kirjanduskriitika, siis alustakski sellest, et kas keegi oskab seda defineerida. See asi on kirjanduskriitika. No alustame kirjandusest. Siis hakkab kritiseerimisele. No kui ma üleeile ennast ette valmistasin, siis ma toksisin Google'isse küsimuse What is literary criticism ja sattusin kuskilt ühele kodulehele, kus keegi tegelane, kes väitis, et ta on füüsikadoktor, ütles, et tegu on järjekindlusetu nonsensiga. Ja kuigi ma saan selle inimese frustratsioonist aru, sest et täpselt siin ongi need samad probleemid, et mis asi on kirjandus ja kuidas seda hinnata, et see kõik on nii subjektiivne ja siis ometi järjekindlusetu nonsense definitsioonina päris hästi ei lähe, et ma vaatasin ka eesti keele seletavat sõnaraamatut, mis ütleb kriitika kohta väga hea ja lühida definitsiooni. Ta ütleb, et kriitika on arvustamine ja veidi pikemalt kirjandus- ja kunstiloomingu, teaduslike teoste või muu sellise kohta kirjutatud arvustused. Väga arusaadav iseenesest. Tekib küsimus, mis on arvustus. Jah, aga selleks pöördusin ma 1822. aastal Saksamaal välja antud entsüklopeedia poole, mis on siis tänapäeva sellise Saksa suure entsüklopeedia Brockhausi eelkäija. Ja tõlkisin sealt ühe lause ja see ütleb, et see on hästi pikk artikkel teemal kriitika, 3 lehekülge, mis on selle teose kohta väga pikk artikkel. Ja seal öeldakse siis nii-öelda alustuseks sissejuhatavalt, et selle kreeka sõnaga kirjeldatakse ühe nähtuse hindamist ja arvustamist, eriti kui see on põhjalik ja sisukas. Samuti teatud esemete hindamise kunsti või oskust
ning lõpuks ka hindamise enese teadust või loodust või esemeid kirjeldavatest mõistetest lähtuvate reeglite teaduslikku kirjeldamist, mille järgi tema tõde või otstarbekust hinnata saab. Nii et kriitika on miski, mille järgi saab millegi tõde või otstarbekust hinnata. Nii väideti vähemalt aastal 1822. Ja kõige üldisemas mõttes ilmselt vastab see ka tõele. Selles mõttes, et ühest küljest on kriitika alati ka see, meeldib või ei meeldi, aga teisest küljest see meeldib või ei meeldi peaks justkui toetuma millelegi. Ja siit me jõuame jälle selleni, et mis on kirjandus. Kirjandus ei ole ju üks kirjandusteos, kirjandus on mingisugune kogum üksteisega rohkem või vähem seotud tekste. Selles mõttes, et ükski uus kirjandusteos ei sünni tühjale kohale, vaid nad kõik toetuvad millelegi, mis juba varem olnud on. Ja samamoodi peaks ka kriitika seda arvesse võtma. Ja ma arvan, et see on ka ilmselt meie tänase vestluse seisukohalt väga oluline. Et mingil määral seega kriitik peaks olema kursis sellega, millist kirjandust on tehtud enne tema aega kõige üldisemas mõttes ja mis on selle kirjanduse tegemise reeglid. Jällegi see on selline lause, kus on palju sõnu, mida peaks veel eraldi defineerima, aga jätame selle esialgu. Selline 20. sajandi kriitikaklassik, nagu Susan Sontag on öelnud, et kriitika funktsioon peaks seisnema sellele osutamises, kuidas fenomenid tekivad, isegi sellele, et nad eksisteerivad, mitte aga sellele, et neid tõlgendada. Nii et tema juhib väga kohe otse tähelepanu sellele, et kriitika ei ole meeldib, ei meeldi otsustus, vaid kriitika on miski, mis peaks juhtima tähelepanu mingitele teoses leiduvatele aspektidele, mida võib-olla lugeja ei pruugi ise märgata. Ja kui see kõik jääb väga teoreetiliseks, siis mulle väga meeldis, mida kirjutas Märt Väljataga 2009. aasta Eesti Päevalehes kriitika kohta. Raamatuarvustus on ajalehes põhimõtteliselt samasugune žanr nagu autoarvustus. Arvustus peab andma ettekujutuse, missuguse tootega on tegu. Jällegi, väga lihtsalt öeldud ja peaks tegema igaühele selgeks selle, mis võiks kriitika kaugem funktsioon siis olla. Et kriitikal on mingis mõttes muidugi ka vastandlikud ülesanded, seda peab arvesse võtma. Et ühest küljest kriitika tutvustab, aga teisest küljest ikkagi sellest hinnangu andmisest ei pääse. Sellest ei pääse mitmel põhjusel. Kõige lihtsam on see, et vaadake, kui me räägime millestki, siis me ei räägi millestki teisest. Juba see on otsustus. Et kui me juhime tähelepanu ühele asjale, siis me ei juhi samal ajal tähelepanu teisele asjale. Seda võib võtta ka kõige üldisema inimpsühholoogilise fenomenina, et me suudame korraga pöörata tähelepanu ainult ühele asjale. Aga seda võib võtta ka mingisuguse ideoloogiana, et kriitikas otsustab arvustada ühte raamatut, otsustab, et ta ei arvusta teist raamatut. Ja see minu meelest seab ka kriitikule väga suure vastutuse, palju suurema vastutuse kui kirjanikule. Kirjanikul on ükskõik millest ta kirjutab. Kirjanik on mingis mõttes nagu šamaan, kes võlub midagi. Kriitik peaks olema see, kes selle, mida see kirjanik võlunud on, kuidagi üldkeelde arusaadavaks tegema. Ja see tähendab seda, et kuigi kriitik võib rääkida sellisest meeldib, ei meeldi otsustusest, siis sellest ei piisa, kui kriitik punkte paneb. Kui selle vestluse põhjus ongi, kui ma aru saan, ulmekirjanduse baas ja seal toimub, siis seal on tahes-tahtmata selliseid jutumärkides kriitikuid, kes otsustavad mingile teosele ainult punkte panna. See ei ole kriitika, see on lihtsalt punktide panek. Kriitika on mingis mõttes siiski keerulisem nähtus, kus sa ühest küljest pead oma hinnangu andma ja teisest küljest sa pead olema võimeline seda põhjendama. Ja miks sa pead olema võimeline seda põhjendama ongi sel samal põhjusel, mis ma enne ütlesin, et kirjandus on omavahel orgaaniliselt seotud nähtus, kus ükski teos ei sünni tühja koha peale. Ma olen liiga pikalt rääkinud. Ei veel. Ja mingis mõttes muidugi on selline arvustamine või kriitika õppimine lihtsalt selline kogemuse pinnalt õppimine. Et mingis mõttes on see vastus, millest võib-olla väga palju kasu ei ole, selles mõttes, et justkui äkki keegi tahaks kuulda mingisuguseid definitsioone, aga tegelikult kipub ikkagi olema nii, et kuna kriitika sünnib käsikäes kirjandusega, siis on ta, mitte kirjanduse vaesem vend, aga ta on üks selline kirjanduse vari või paariline, mis sellega kaasas käib ja ta muutub ka ajas. Aga on mingisugused asjad, mis ei muutu, ma arvan, kõige olulisem ongi konteksti tundmine ja ma ei pea konteksti tundmise silmas ainult seda, mis ma enne ütlesin, et tuleb teada
millisesse konteksti üks teos asetub, aga laiemalt tuleb ka teada, millisesse konteksti inimene ise kriitikuna asetub. Selles mõttes, et kirjutades Twitterisse 140 tähemärki mingi teose kohta on midagi muud, kui kirjutada 14 000 tähemärki ajakirjale Looming sama teose kohta. Mõlemad võivad seda sama nii-öelda eetost või ideoloogiat kanda, ainult et nad teevad seda väga erinevate vahenditega. See on üks asi. Teine asi on seesama, tuleb teada, kust üks kirjandusteos pärit on, millega see seoses on. Tuleb teada, kuhu kirjutatakse ja mis on vahest isegi kõige olulisem enne kirjutama hakkamist, enne kui klaviatuuri järele krabada, peaks endalt küsima, et miks üldse kirjutada, mis on nüüd selle asja mõte. Asja mõte on see, et kellelegi tala anda näiteks mingisugustel puht isiklikel või võib-olla ka mitte isiklikel, mingisugustel filosoofilistel, ideoloogilistel põhjustel. Kas äkki on hoopis soov kriitikat kirjutada nii-öelda rahvavalgustuslikus mõttes? Üks teos on nii hea, et seda tuleb tutvustada või vastupidi, üks teos on nii halb, et selle eest tuleb lugejaid hoiatada. Või põhjused võivad ka mingisugused täitsa kolmandad olla. Et võib-olla teos ei olegi nii oluline, aga oluline on soov mingisugust laiemat mõtteilma tutvustada, mis selle teose kaudu nähtavale tuleb. Igatahes vahet ei ole, millised need põhjused on väga oluline, et endale tehtaks selgeks, miks üldse kirjutama hakata. Sest et nii-öelda kirjutamine kirjutamise pärast, sellel ei ole nagu väga palju pointi. Samal ajal ei maksa unustada ka seda, et millestki mittekirjutamine on samuti seisukohavõtt. See on samal põhjusel, mis ma enne ütlesin, et see on alati valik, millest me räägime. Mingis mõttes võib see olla väga teadlik seisukohavõtt, aga teisest küljest jällegi eriti arvestades sellist, Eesti sellise kultuuriilma väiksust, mina olen siiski seda meelt, et inimene, kes enda kohta ütleb, et ta on kriitik, võtab endale vastutuse. Võtab endale vastutuse öelda ka, kui midagi on halvasti. Hästi tüüpiline on, mida ma ise ka enda töös aeg-ajalt ikka kohtan, et keegi ütleb, et ta ei taha ühest või teisest teosest kirjutada, sellepärast, et ta kas tunneb selle autorit liiga hästi või lihtsalt leiab, et ei ole ju hea halvasti öelda, aga hästi öelda ei oska. Mingis mõttes väga inimlikud põhjused, aga teisest küljest see on just nimelt selline kriitiku vastutusest eemale hiilimine, mida ma kuidagi õigeks ei pea, sest et kui sa võtad endale vabaduse kedagi kiita, siis sa pead võtma endale ka vastutuse võib-olla seda sama inimest, kes sulle mingis muus olukorras väga meeldib kritiseerida. Mis jällegi ei tähenda seda, et mingisugune põhjendamata lahmimine või kellegi isiku kallale minek oleks tingimata õigustatud. Ainult, et ometigi see on siiski tähtis, et kui sa julged öelda hästi, siis julge öelda ka halvasti. Ja nagu öeldud, et kriitiku vastutus on ikkagi suurem autori omast. Ja see on siis täpselt seotud sellega, et kui kirjanik võib öelda, mis ta tahab, siis kriitik peab kuidagi seda põhjendama. Mingis mõttes kriitika eesmärgiks, kõige selliseks laiemaks või üldisemaks eesmärgiks võib ju pidada seda, et suuta leida hinnang või suuta leida vastust küsimusele, kas üks või teine teos vastab autori kavatsusele. See on muidugi hästi problemaatiline, sellepärast, et autori kavatsus võib olla arusaamatu, eriti kui me räägime mingisugustest ajas või ruumis kaugel olevatest tekstidest. Osta õlu ära. Ilmselt on meil väga raske öelda, milline võis olla ühe, ma ei tea, 6. sajandil Konstantinoopolis elanud autori kavatsus. Nii et selles mõttes see kavatsuse mõte on, kavatsuse väljaselgitamise mõte on natukene problemaatiline, aga seda võib ka teise sõnaga nimetada autentsuseks, et välja selgitada, kas üks või teine teos on autentne. Selle autentsuse all ma pean silmas siis seda, et kas teos püsib koos, kas tema stiil, vorm, tema keel, sisu, miks mitte ka raamatu kujundus vastavad, kas nad moodustavad ühe terviku või mitte. Kui näiteks raamatu žanri liigituseks on kirjutatud õudusulme, aga seda lugedes tuleb naer peale, sest see on lihtsalt nii totter, siis võib ju üsna kindlalt öelda, et see autor ei vasta. See raamat ei ole autentne, see ei ole
see teos ei vasta, see lugemiselamus ei vasta autori kavatsusele. See võis olla õudne sadas. Ja noh, siin ongi see probleem, et täpselt, et see autori kavatsuse asi, ma tunnistan ise, et see on natukene problemaatiline, viga võib lugejas olla, siin on hästi palju küsida, ma olen täiesti nõus sellega. Ma olen täiesti nõus. Aga ei, no selles mõttes hakkame nii ehk naa natuke kokku tõmbama. Anti vihje kätte. Ei, neil on ju teised veel reas. Aga tead, ma lõpetangi siin. Vahepeale, mis mul nagu üks mõte tekkis just selle kahe lausega, mis sa ütlesid, et ühtepidi, et kriitika on žanr, omaette žanr ja teistpidi, et ta on nagu selle kirjanduse nii-öelda vaesem vend. Minul need kaks asja läksid praegu niipidi kokku, et vaesem vend, ma ise tunnistan ka selle hea, mulle meeldiks siis variibi. Ei, see on selles mõttes täitsa hea ja õige, kui sa mõtled niiviisi, et kirjandus ilma kriitikata saab eksisteerida. Kirjanduskriitika ilma kirjanduseta ei saa eksisteerida. Jah, et siin on see sõltuvus selgelt ühe suunal. Ja vari on ainult siis, kui päike on väljas. Jah, on head olud ühesõnaga saab kritiseerida. kirjandus paistab nagu päike. Oota, Andrei, küsin korraks vahele. Sina räägid baasist, konkreetselt baasikriitikast, jah? Ühesõnaga, siis ma seda üldse ei puutu. Et mõte oli nagu selles, et sa räägid võib-olla nagu laiemalt ulmekriitikast ja fännikriitikast ja tema jaoks siis akadeemilisest kriitikast rohkem vist on. Tähendab, kui ulmekirjandus Ameerikas, ütleme nii, et iga pool ulmekirjandust olnud ja tekkib oma soodu, aga ikkagi žanriks kui tüksest sai ta Ameerikas. Ja kui ikka... Ei, aga Schönberg. Kus mina räägin, päevast küsite kunagi edaspidi, eks. Ma ei lühika ette, 10 minuti jooksul ma lihtsalt ei jõua siin hakata vaidlema. Jätke kõik endale meelde, mida te küsida tahtsite ja kelle käest. Ja siis ühesõnaga, kui Ameerikas ikkagi ajakirja ulme ikkagi ja esimesed need WorldConid toimusid, eks fänsid ilmusid ja fänsid tekkis ikka asi nagu fännikriitika. See on tänapäeva mõistes ikka üsna kõvad nimed, sellest ka palju olid kas osa oma nimel, osa palju nimed. Demon Knight oli üks tuttamaid fännikriitik, teine oli William Macklin Jr., kes taas sellisel Saint Flish. Saint Flishi tõidaks, ta seepärast oli oma vaju nime all, et ta tahtis ka oma enda teosed augustada. Et selles mõttes, et ise tekib seda lollakat situatsiooni, et kus öeldakse, et aga vaata, see on neid potid, aga vaata, mis asjad omavad, eks. Kuule, aga see on Eestis ka ju levinud. Ei, okei. Eestis ei pandi. Aga põhimõtteliselt fännkriitika mõnes mõttes on väga vaja. Esiteks, neid ulmeametuid ei alustatud tavas väljas, seda ei peetud nagu asjaks. Ja samas iga kirjand tahab ikka tagasisidet. Seda enam, kui see fännkriitik ikkagi võttis, kui ta ei olnud lihtsalt nagu meeldib ei meeldi stiilis, ka see on ka vajalik, aga ja kui parem kui inimene, kui ta ei oska midagi muud, siis kui see meeldib ei meeldi, kui hakkab sinna juurde mingit tühja tähtsat juttu ajama, ja püüab olla nagu päris. Aga osad fännkriitikud ikkagi näiteks Demon Knight ja William Macklin Jr. Need ikka lahkusid üsna põhjalikult neid asju. Ja oligi, et siis nad ikkagi lahkamine oli selles suhtes, et võib-olla näiteks Demon Knight, tema kõige kuulsam asi on see, kus ta kunagi lammutas mingi Van Voghti romaani pilbasteks, mis oli tegelikult fännide kohutavalt populaarne. Ja samas mõttes, et see kriitika ei hooli tihti sellest, et mingitest, mis on fännide populaarne, et aluselt teose enda väärtused ja püüdsid neid lahata. Halvemal juhul oli teistpidi nagu Sam Moskovits, kes lihtsalt kiitis kõike, mis vähegi meeldis ja oli siuke igatpidi hea sõber kõigile ja samas oli tema edendas seda fännkriitika kõige rumalamat asja, et kui kriitika arvas, et mingid asjad on nii, siis ta arvas, et ei ongi nii, eks ju. Nagu, et ta oli, vaatas, et mingi teos ilmus juulikuus sel aastal, teine ilmus septembrikuus ja septembrikuu teos on plagiaat, kuna ta on selle juulikuu teose pealt maha. Aga tegelikult võis see olla vastupidi, septembrikuus ilmunud teos oli juba 2 aastat tagasi kirjutatud, ta oli see kuskil mingi põhjusel avaldamata jäänud, eks ju, või teine asi, seda autor ei olnud lugenud, kuna mis see nimi oli? Moskovits, Sam Moskovits. Ta oli siuke fänn ajalooline, kes kõik... Kaabused? Mis ise arvad? Eestlane. Okei, aga ja see, et fännkriitika mõnes mõttes oli väga vapustav, aga igas sektantliku tegevus, ka fännus on oma kombi sektantlik. Vaadake endid ja vaadake baasi ja saate kõik saab, mis ma räägin. Et on meie ja on nemad ja siis on meie hulgas on need teised valed mehed ja need õiged ja aga fännkriitika mõnes mõttes on ikka selles mõttes väga kiuslik, eks ja kui seal mingi tegelane ikkagi millega vastu eksinud, siis kes tal laskis kõik sõna veel öelda. Näiteks klassikaline juht on see, et Henry Katner, kuna mingi üks ulmehajaga püüdis seal sadomasot ulmet siduda ja Henry Katner, kes oli nõus kõike jutama, peast raha saab, eks ja
et noh, üks professionaal ja vähe maksti ja tema käis oma nimel mingi sadomaso ulmekad, eks ju, ja mille peale fännid, kes olid hästi puhtad ja süütud poisiks, et näiteks nii närvi ja Hendrik Akna nimi oli siuke, mida ei tohta avalikus kohas sugu võtta fännide hulga, siis oligi tekkisid Hendrik Akna, kõik väga vaju nimed on Lewis Badgett ja Lawrence O'Donnell ja mis ta nüüd Kelvin Kentid ja kõik, et kuna tema nime on ühte, see ajakirjas tegi avaldas tema Hendrik Akna juttu, see põhimõtteliselt noh, võis fännide viha arvestada. Selles fännkriitika on ka nagu, noh, see oli hoopis ka meeldiv ja meeldiv kriitika. Aga samas ka need nii-öelda tõsised fännid, eks ju, näiteks ei kannatanud Philip Osefarmer, kes kirjutas seksist üsna palju ja noh, tegelikult leidis, et noh, et kui ajakirja kaanel on palju naitsiks, või ajakirja sees ka mingit olla niisugust liha. Aga võib üldistada, et ulmefännidele ei meeldi, kui seksid kirjutatakse? Omal ajal, tänapäeval midagi, aga omal ajal. Et ja siis oligi see, et näiteks Farmer mingi romaan oli Flash, eks ju, seda on näiteks tükk aega, kui ükski kirjastus avaldada hardcoverina, kuna kõvakonnas, kuna fännikriitika nii hävitav, eks ju, nad kirjastus hakkas mingit ikkagi see fännikriitikat jälgima, eks ju, ja siis nad olid õudselt, noh, sellest, kuna ostjaskond on fännid, eks ju, suures osas, siis nad olid selles nagu lõksus, et noh, kui fännid juba maha tegid, siis kirjastused julgelt jälle, noh, seda uuesti avaldada ja noh, ja samas kui noh, mingid asja fännid väga kiitsis, kirjastused avaldasid ja hävisid pärast, eks ju, noh, sellepärast, et see fännikriitikaga teinekord, noh, nagu takistus on. Aga põhiline, mis on fännikriitika halb, ütleme, et on välja halvad, kuna aega vist palju üle, noh, et on see, et fännid on, noh, võtab kõik asja hindad oma enda väikse maailma pealt on, et noh, et ma ei taha olla, ma olen ise ka fänn ja selles ma, noh, nagu mõnes mõttes kütan ka endale, eks ju, pasulasse, eks ju, aga fännid on hindavad, näiteks kui fänn midagi teab, ütleme, teoseid A, B, C, siis ta on kindlasti veendud ka sama kirjanikuse, kes tema ka neid teab ja see mingi tema lugemuseks ja noh, fänn võrdsustab oma lugemise kirjaniku lugemusega. Aga noh, kui keegi teab midagi kirjutamisest, siis kirjanik mingi hetkel ta ei jõua nii palju lugeda. Ta kirjutab ja ta ei jõua teosus kogus nagu fänn lugeda neid asju. Pluss see, et fännid ikkagi ei ole suured lugejad, eks ju. Nad oleks ikka väga palju, eks ju. Siis mingi hetkel tüdinus, kõik on juba olnud. Ja noh, võib-olla paljud kirjanikud peaks kirjutama, kes on noh, et palju lugenud kunagi, et nad lihtsalt noh, et neil ei ole enam midagi lugeda. Ja fännkriitika on selles mõttes tohutult noh, kitsa rinnaga. Aga mõnes mõttes on jälle fännkriitika väga hea, sest näiteks kui tavameedia alustatakse suvas inimesed ulmekad, siis tavaliselt on seda piinlik lugeda. Noh, alates sellest küberpunktide teoselt on rääkima mõned kohuks, mis puudutab tehnoloogia endast ja noh, et või tehnoloogia on kole ja näed, et inimesed sõltuvad arvutist ja õilis ila, mingi sinisilmse tütarse suust, eks ju, seal või noh, see paberile voolab, eks ju, või siis tuleb seal mingi tüüp räägib seda, kuidas jälle nad ei oska kirjutada ja pluss muidugi fännkriitikas on näiteks see, kui tulla Eesti juurde, kui 90 aasta alguses hakkas see Eesti ulme või noh, keskel hakkas tõusma niimoodi ja 90 lõputi noh, algavad need, küll esimesed need noh, selle ulmikute sees need raamatud hakkas tulema, eks ju, noh, Arglad ja Veskimehed ja siis algus oligi, ega ei olnudki keegi saanud seda kirjutada, kritiseerida või noh, lehtedes, Eesti lehtedes, sest et ükski noh, nagu tõsine nii-öelda päris kirjanik või kriitik, nende jaoks ei olnud neid asju olemas, eks ju, noh. Mina, Sulbi, Argla, kes selle kõik kirjutasid, eks ju, ja siis mingi tegis kisa, eks ju, seal, et noh, siseringid, et jah, et vaat need ulmikud ise kirjutavad, need sõbrad ise kritiseerivad, eks ju, see käib siuke omade jopede värk, eks ju, noh, esiteks see ei olnud päris nii, noh, enda puhul ma ei taha ausalt öelda, et noh, et ma ei ole kunagi nagu kiitnud sitta ja vastupidi, eks ju, noh, et ma leian ikka, et asjast on põhjust rääkides on ja kui ei ole, siis ei ole ja noh, kuigi ma vahepeal avastasin, et mulle antakse täitsa teadlikult mingeid asju rappimiseks, kuna noh, avastasin, ma ütlen otse välja, mis ma arvan ja siis ma hakkasin mingit sitta saama alustuseks, mingit ma ütlesin ära, et ma ei taha enam mida alustuseks, noh, mingit noh, see on selline, noh, sest et vaata, siin Peeter ütles seda just, et Eesti kirjanduskriitika üldse Eestis ja kirjandus üldse on väga siuke, mina ütlen selle kohta otsemalt, see on munadega. See kehtib ju mainstreami kohta sama. Ei, mainstreamis ma ütlengi, seal ongi see asi hullem, sest et kõik on suured sõbrad, kõik saad oma läbi, keegi taha halvasti öelda, eks ju, ja siis ongi siuke, kui inimene mina, kui inimene kivisildnik, eks ju, kes on siis need, kes tulevad ja lajatavad, annavad vasaraga lagi pähe. Mina talle halvasti ütlen, äkki tema järgmine kord ütleb mulle halvasti. Jaa, täpselt see ja kõik see, noh, eks see fändam ka vaikselt peale. Ma ütlen, ma ei taha väga nimet nimetada, näiteks üks autor, kes kirjutab pseudonüümi all ja siis kui hakkas omal asjad ilmuma, siis ta näiteks hakkas baasis hulga ettevaatlikult vappima, enne seda oli siuke, et mõõtis nii, et tolmas, eks ju, ja siis pärast seda hakkas siuke ninnu-nännu tulema ja alustas hookohe langes ja noh, et seda, see on, ma saan inimesed aru, sest et noh, siin on Eesti kirjanikel ka seda öeldud ilmselt, et just kõigile, et okei, sa oled seal baasis alguses, aga vaat mis ise teed, eks, mida sa ise kirjutad, aga ütleme, ma teen see vastuse tava ja ulme, eks ju, okei, sama kõik, eks ju, et tavakriitikas on see samasugune see
noh, ja Eestis on veel suhteliselt leebe, vaadake, mis toimub Ameerikas, kui te loete mingit Võrgus või kuskil neid ajakirjade noh, ütleme, tippkriitikad. Keskmine kriitik ongi ainult õlale patsutamine. Mingi naisfantasi auto oleks hästi maru, kõigil Amazonis tuleb 3 punkti panna. Üldse oma blogi postid, mis õiguse paned, see on hea raamat ju, mis sa paned 3 punkti mulle Amazonis, selle peale tuli 200 kommentaari, kus kõik tüübid mõnuga kottisid seda mutti, et kui sa loll ole vaip palun ja vaatad kas 3 või juba niks nii palju pani, et selles stiilis, eks et noh, kui inimene on omal, eks noh, et see on ikkagi, kunagi ütles, kus tuttav loo kunstiga, et noh, maalid on nagu lapsed, eks noh, et teed ta valmis ja edasi, noh, peab maailmaga ise hakkama saama, et noh, mis minu asi enam on, eks saamatuga sama asi, eks noh. Ja selles suhtes värnkriitika kui selline on, noh, selles suhtes on ta nii ja naa, et ta on teinud ka abiks, sest ikkagi fännid teavad, et mis autot, mis autot, pigem ennem mis auto tahtis öelda, no ütleme, tuleme sellest tagasi, et ulme on ikkagi üsna spetsiifiliste probleemide kirjandus, eks ju, ja noh, kui sa ikka ei ole lugenud enne korda raamatuid läbi, siis sa ulmeraamatuid, siis sa ei ole pädev seda kirjutama, noh, keegi ei eelda, et keegi on pädev kirjutama näiteks Shakespeare'ist, kui ta lugenud mingid Shakespeare teosed või noh, seal mingit sekundaarkirjandust juurde, eks ju, sest noh, Shakespeare kohta on nii palju pööda, sa pead juba lugema sekundaarkirjandust juurde, kui sa hakkad midagi ütlema hakata, eks ju, muidu ta kordab kõike juba. Aga noh, ulme kohta, mille pärast noh, tihti otseselt sellest võib igaüks kirjutada, et see on selline lihtne kirjandus, primitiivsed kirjanikud, noh. No see on niimoodi, näiteks ka Hollywoodist tulles või filmimaailmalt, et krimifilmid stsenaariumist palgatakse tegema krimikirjanik, ulmefilmid stsenaariumist igat vaid võib teha. Ulmekirjanik pole sinna vaja segada, see on selline mõttetu vend. No nii on jah, ja see on kõik see, et selles suhtes on see fännikriitika vajalik, noh, et ütleme niimoodi, et tegelikult ideaaliseks ja kuidas mõlemad oleksid olemas, eks ju, noh, see professionaalne kriitika, mis tegeleb oma märk. Kuule, aga nüüd hoopis selle nurga alt, et kui... See jautelu on pärast, las kõigeldud oma jutud ära, teeme nii. Jäta meelde. Jäta meelde, jah. Puss. Küsimus mõtle. Mind vaigistati enne, ole sina või? Mis küsimus on, sõinuvalt kirja ja siis pärast küsid uuesti. Küsimus on see, et kui ulme fänni kriitika eeldab ulme tundmist, siis kuidas on lugu ikkagi mainstreamiga, et mida see siis eeldab? Ka sa pead lugema, Peeter ütles seda, et sa pead ikkagi lugema enne mingid teosed ja sul peab olema ikkagi aimud, millest tõmbub. Ei no üldiselt ikkagi tegelikult, et sa midagi alustada, sa pead ikkagi olema lugenud rohkem kui selle ühe raamatu alustama sellest. Et ütleme, baasis seda nõuet see olla, sest baas on lugemispäevik, mida on Andri defineerinud. Noh, ta Andri võib täpselt, aga baasis seda saa, noh, baasi kriitik, selles ei ole päris kriitik, kuigi seal on siukest asju, mis peab päris kriitikat kvalifitseerida. Aga baasis kirjutajalt ei saa seda nõuda. See on ise, see Andri pääst räägib, sest ma ei hakka seda rääkima, okei. Minu meelest see, kuhu sa nagu lõpus välja jõudsid, haakus väga hästi sellega, mida Peeter enne ütles, eks ole, kus kipub see nii-öelda see tavakriitika ja fännikriitika vahe sisse jooksma ongi tihtipeale sellest, mida Peeter ütles, et see on niisugune orgaaniline suur tervik ja see tavakriitik tihtipeale erinevalt sellest fännist ei tunne võib-olla seda maastikku laiemalt ja ei tunne ka võib-olla konkreetse autori ülejäänud teosed, et seda ühte asja nüüd konteksti hakata panema. No jah, ja võid tuua ilusa näite Jaako Hallost, kui ütleb midagi ütle, noh tegelikult tark inimene, tõesti lugenud inimene, eks ja kunagi kui Harvi ütles mingi alternatiivarvas asja, siis Jaako Hallose päevas väga häirib kuidagi, et ulmekulmikud nagu selle alternatiivarva nagu ulme osaks on nagu, et sa ei teadnud seda, tema teadis ikka seda, et mingi 30 aastal olid seal mingid ajaloolased tegid alternatiivarvusi, artiklite kogumikke ja tema teadis ainult seda asja nagu noh. Ei ole õige. Ei ole õige. Jaako Hallas on ikka nii palju lugenud, et... Ei, ma tean, ta on lugenud, aga selles on ta kuidagi seda ei teadnud, liiga ta päevalehest oli täitsa häiritud, et ulmefännid teevad alternatiivajalugu nagu ulme osaks. Ei, häda on selles, et ta on Tartledove'i lugenud. Noh, okei, see on teis, okei. See on liiga palju loed. See on liiga hea, jah. Ja näiteks see, kui sa ütlesid, et vahepeal oli nagu süüdistus, et ulmekirjutajad nii-öelda kiidavad üksteist ja siuke siseringi asi, siis mina olen kunagi mingis arvustuses, kui mina veel ka midagi kirjutasin nagu selles vallas, siis mina kasutasin palju räigemat võrdlust ja just mitte ulmes, vaid tegelikult käis siis meie nii-öelda noorluuletajate kohta, kus see sõnastus, mida mina kasutasin, oli, et see on see noorluuletajate kanal. Üks muneb ja kõik kaagutavad. No see on Vike Kallup. See süüdistus käib ka jah, sellise nii-öelda mainstream kirjanduse. Ja Vike Kallup on ühe näide, kus vahepeal kui valakäidud erakond ja need täpselt üks kamp kõik haipis oma asju seal Vike Kallup. Vaata, seal on, eks ole, sellised rühmitused ja siis oli ainuke võimalus endale nime teha enam-vähem on see, et kui üks saab mingi asjaga maha, siis kõik teised saavad kirjutada arvustusi, panna alla hinnad luuletaja. Tegelikult võta
võtame kõige lihtsam näide küberpunk Ameerikas, seal teeb täpselt sama pull. Et tuli kamp noori kirjanikke, vanad peud olid laiutused ees ja kuidas seda kohe kirjutab romaani, milleks siis oligi kamp küberpunk, eks ju, noh, eesus Sterling, keda te nägite mingil ajal siin, aga noh, kõigis. Ja siis Sterling tegi üks bänd siin nagu Cheap Truth, mis on odav tõde, mis on isegi võrgust kuskil kõik üle. Ja seal põhimõtteliselt Vaju nimede all ja oma nimede all siis põhimõtteliselt kiitsid üksteise teosed ja Mandarinid oma neid, kes olid need nende sama vanused, eks ju, aga noh, kes siis vastupidi küberpungile püüdsid siuksed, noh, Connie Willist need püüdsid siuksed pehmeid väärtusi nagu ulme läbi nagu edendada. Ja siis käiski siuke, noh, tõsine siuke aade laskmine, eks ju, et noh, et tänu sellele pismale nagu ennast pildile peksta, noh, et kõik need konventsionid käis kogu siuke altkulmu põõnitsemine ja noh, siuke vaata usikas taskusse üksteisele otsa ja püüti teisi mutta taguda, kui ainus õige suund on nende oma. Okei, aga kuulame siis edasi baasinurga alt. Siin on palju huvitavaid häid mõtteid täna, et baas, eks ju, alguse nagu mingist soovist. Noh, kõigepealt saada teada tunnatute raamatute kohta midagi, mis on juba lugenud, et arvamusi jagada. Sest noh, iseenesest need, mis tõlkimata olid ju ka Eestis ja kuskil Eesti kirjutatud. Ja samal inimesed lugesid. Ja teine asi siis, nagu me mäletame, nagu juba öeldi, et kirjanduskriitika, või ulmekirjanduskriitika siis tol ajal oli 2 kanalis umbes. Need päevalehed, mis aeg-ajalt avaldasid, näiteks Veiko just ise kirjutas näiteks. No minul oli jah, kunagi siukene... Mõned mõningad ilmunud teoste kohta, aga see oli väga valikud. Päevalehes oli oma rubriik. Näiteks ilmus see Ellissoni kogumik, siis ükski inimene ei märganud seda Eestist. Ja teine, kus oli nagu niisugune kontsentreeritum, see oli siis Mardus. Aga seal oligi see sama fenomen, et omad joped kirjutasid oma sõprade teoste kohta või siis... Ja mõlemal juhul, eks siis... Ei tulnud läbi seda, ei jäänud kunagi nagu muljet, mida see autor tegelikult raamatust arvab. Ta jälgiti viisakalt, et siin on sellised väärtused, värgid, aga praktilist infot nagu ei laekunud. Ja baas on natuke teine formaat, eks ju, võrreldes tavakirjanduskriitikaga on ta, need alustused on märksa lühemad. Kuigi seal on ka selliseid asju, mida võiks vabalt ühes avaldada. Ma olen loomingu asju sinna otsa. Nii mahu kui sisu, noh, seda tähendab ühtpidi, aga tähendab ka teistpidi. Või kasutavad Kristi lõppulised neid sünopsid oma lõpult või mingis kursused töödes, eks ju. Ja on täiesti, noh, peaaegu mitte arusaadavaid arvamusi. Ühesõnaga see võrreldes jah, selle tolleaegse kirjanduskriitikaga ma arvan, et baasi alustused on keskelt läbi vahetumad ja ausamad ja lihtsa inimese keeles. Küll on, mida ma saanud üldse ette näha, oli siuke, et alustused hakkavad nagu koos töötama. Et üks inimene kirjutab mingi asja ära, teine kirjutab sinna järgmise juurde, kus ta, noh, võib-olla enam jagab sama seljuga, ta toob välja midagi erinevat. Ja siis tekib selline sünergia nende alustuste vahel. See on midagi kaugelt iga teose puhul lehel, eks ju niiviisi, sest lihtsalt see tekiks selleks peab olema piisavalt palju mida. Mõnikord tekib vaata selline nagu diskussioon veel nende arvamuste. Sõda tekib ja... Aga ma mõtlen praegu positiivselt näiteks ka diskussiooni. Baasis on tegelikult üha tugev see karja mentaliteet. Seda ka, jah. Et kes ütles, mida ütles ja kas siis mõni teadlikult hakkab vaidlema eelmise arvustadega. Jah, kõik on. Üks kõige vastikumaid asju on, kui keegi nimepidi nimetamatu, keda pärast pole kohal üks Tartust, üks kiirakas noorsanda armastab nii-öelda korrata oma arvustust ja sinna mingi postskriptumeid kirjutada, milles ta diskuteerib järgnevate arvustustega. Et see nagu, jah. Nüüd on palju aega. Ma tahtsin öelda seda, et kaugelt iga teose juures ei teki seda asja ja enamasti on vaja, eks ju, filtreerida välja vahepealsed arvustused, mis midagi ei lisa või kordavad. Aga noh, selleks põhimõtteliselt kui aju on, et olulist eristada. Ma arvan, et lisaks selle kontekstile, eks ju, et kui keegi ütleb mingi alustuse teose kohta,
jah, et kui ta mõjub selle juures lollakana, see on nagu väga halb või clueless. Aga üldiselt võiks olla nagu kaks asja hea kriitika puhul. Üks on see, et ta oskab sõnastada seda, mida paljud inimesed tunnevad seost lugedes. Et tal on see üldistusvõime olemas. Ja teine asi, et ta oskaks välja tuua ka neid asju, mida kaugelt igaüks ei pruugi märgata või anda mingi nüansi. Vabandust, tähendab, aasta oli mis, kui sa selle välja lasid? Kas ta oli 96 või 98? 97? Okei. Küsimus on see, või tegelikult nendiga on see, et sa tegid ära Delfi enne, kui Delfi üldse olemas oli. Ehk siis ainult kommentaariumina. Ei mingeid uudiseid ja allmaterjal ainult kommentaarid. Ulmepeldiku sein. Tegelikult oli Amazonis juba sel ajal võimalik kommentaari kirjutada raamatut. Jah, aga väga keeruline. See oli nüüd vähe, üsna. Aga sealt ma sain idee. Mis ma teile tahtsin öelda, et... Sa oleks pidanud ütlema, et see oli sinu enda idee. Kui räägid siin 144 tähemärgist ja 14 000, eks, siis ma olen tähele pannud, et ma baasil väga ei viitsi lugeda enam neid arvusid, mis on 6000 tähemärgist. Mina vastupidi loe alla 50 000. Või mida 50, alla 50. 50 000, see ei ole baasirekord, mis on 9000. Jah, mingi 10 000 alla. Aga mina neid 50 viitsi lugeda. Millega ma ei taha midagi öelda, siis ei võiks kirjutada, sest kui on nagu vihmane ilm, siis võib võtta ette mõne Raul Sulbi arvustuse, kus me saame teada Lloyd Junior Pigli kohta igast asju. Jaa, aga siiski, et lihtsalt kirjutada meeldis või oli pask, ei ole kriitika. Ei, muidugi. On olemas ju kuulus kraasatus, mis on see, et kuna pole ulme, siis ei kommenteeri. See ei ole kõiku välja, mina mõtlesin välja, kõiku on suuri praktik sellel. Sama olemuselt on nagu täiesti mõtet. Tähendab, see oli protest, konkreetne protest ühe asja võtta, kuna meil oli Andriga natuke lahkav selle teemal, et kas peaks olema ka mitteulmeline kind ja mitteulmeline põu ja mitteulmeline vonne kui sees ja siis kui ma leidsin, kui nad sees juba on okei, et siis ma on ka täiesti kõigiselt august, aga ma ei viitsid, kuna ma vahepeal olin ikka paadunud mitteulme vihkaja, eks ju, leidsin, et söögu sitta, surgu, eks ju. Et ma lihtsalt põhimõtteliselt näitasin koha kätte neile asjadele, et kuna ma olen lugenud ja ma olin kunagi lugenud, mu elus on õnnetu situatsioon, kus ma olen seda lugenud, eks ju, mul on arvamus olemas, ja kuhugi tuleb see ära fikseerida. See kraasatus on hakanud oma elu elama. Ei, no ikka hakkab, aga mina ajasin ta välja, no edasi tegelikult ise. Aga vaadake, see ongi see, mis ma enne ütlesin, et kriitikul lasub tegelikult palju suurem vastutus, kui võib-olla mõni kriitik ise arugi saab, me juurde saame pilli näha. Laskeks mingi värvide maailma kõndima ja nüüd. Kirjanikul ka ju, mis raamat sul Lennoni Tapkel põues oli? Kuusti tukkis. Jah, vist jah. Aga las Andri räägib edasi, et me jõuame muidu enne aegu juba diskussioonini ja 2 esinejat on veel. Ma ei tahagi rohkem muud öelda, et baasis on nagu selline kerge interaktiivsuse moment, eks ju, kus on mitte, et ma väga kiidan heaks, kui tuliseid vaidlusi alustajate vahel, sest üldiselt kriitikuga ei vaielda. Et vist tõenäoliselt on niisugused, mis ma tahtsin veel öelda, et kui faas tekkis, eks ju, siis oli kohe näha maailmat põrkumist selles mõttes, et kui Marek Simpson tutvus tegeliku eluga. Sest siiamaani oli teda nagu madudesse helitatud. Ei, tegelikult ütlen ausalt, mina ütlen see ulmikud seltnud on üleüldse mingi väga karm kamp, sest et kui ma kunagi sisesin mingite mängufoorumitesse, seal mingid Dragonid ja need, ja siis oli, mul oli kogu aeg kõõlusin fänni piiri peal, sest et see, mis ulmikud seltskond oli täitsa lihtne ja normaalne, seal ei tohtinud niimoodi. Ja tegelikult see kaunis hinged, õõnad koos, ja kohe seal oli fänn, oli kohe hoiatud tulid. Et see, et mõne ajas, et kui see seltskond saaks kuidagi ulmlisti, siis kõik vaba surma kiirelt. See on nüüd see asi, eks ole, et kõik, mis ei tapa, teeb ainult tugevamaks. Ei, no selles mõttes, et võtta see ulmesekk kasvab ikka väiksest kitast lindist välja, ilmselt seal hakkas siis, et see, kõik teadsid, et sellele karmile ütlemisele ei jäägi reaalselt verega, eks ju, aga lahkvarte hulgas on see oht olemas, kui pärast lähevad ja üksteist need poololid või siis need taaskast reaalsete mõõkide, seal tegelikult on olemas, on sellised labiilsed tüüpe küll, et tuleb see foorum meelde ja siis tulema. See on täitsa reaalselt hullud olemas. Tõmmatakse porolon maha ja... Siis ikka betooni puutuda löökidega kõik junsud tõuguni mutta taguseks. Okei. Sina lõpetasid. Ma ütlen lõpetuseks lõppsõna, et ma annan siis Tõtujärve üle
inimestel, kes on ühtaegu nii kirjanikud kui kriitikud, et mingis vormis ja ma ei tea, kumb teist alustab sina. Krikku oli vist enne või? Vist olin enne jah, et mind on välja kuulutatud Krikuna, mul on tegelikult õige nimi ka olemas, et ma igaks juhuks ütlen, et selleks on Kristjan Sander. Et ma vist kõigi kohalviibijatega ei ole sugugi tuttav kahjuks. Ja mulle väga meeldib, see kriitika probleem on niisugune, moodustub niisugune üsna pikk diapasoon, mille ühes otsas on siis suvaline baasi kraaksatuseks, et valus sitt või midagi sellist, eks ole, ja siis teises otsas on selline tõeline kõrgintellektuaalne esseistika või siis ka doktoritööd semiootikast. Üsna keeruline lugeda, sellepärast, et need inimesed on kohutavalt andekad selles, et nad ütlevad väga lihtsaid asju hirmus keerulisest, et see on eraldi spordiliik meil vist. Aga kui jätame nüüd päris need semiootikud kõrvale, tuleme natukene tagasi, siis mulle õudselt meeldib lugeda üks sellisemaid tõsisemaid elamusi oli Talveti Tõrjumatu äär näiteks ja täpselt samamoodi Kulli monograafia Oskar Lutsus. Ainult, et nad kirjutavad väga hästi, nad kirjutavad väga põhjalikult, nad on oma teemas tõeliselt sees, ainult, et neil on üks paha viga on see, et nad kirjutavad ainult klassikutest mõistetavatel põhjustel. Et niisuguse... Oskar Luts on ka uued kirjutanud. On. Et niisuguste, ütleme, uute asjade kohta kahjuks niimoodi ei jõuta lihtsalt kirjutada. Lihtsalt võimalik ei ole, sellepärast, et monograafia kirjutamine võtab aastaid, eks. Ja siis teine poolus on selline ajakirjanduslik kriitika, millest siis Peeter ennem rääkis ja lõpuks ta jõudis ka ilmselt kõige õigema küsimuse asetuseni selles vallas, et mille pärast üldse kirjutada, et iga inimene, kes ajakirja või ajalehti midagi kirjutab, võiks kõigepealt nagu teada, et miks ta seda üldse teeb. Ja mul on tunne, et see on nagu paljudel Eesti ajakirjanikel tihtipeale puudu, et seal kohtab samamoodi niisugust väga edevat sõnade mängu, tihtipeale keerutatakse ja väänatakse, aga viierealiseid lauseid, aga ei suudeta ikkagi öelda, kas tegu on sitaga või ei ole, eks ole. Et vabandage väga, et minu kui lugeja jaoks see on nagu esimene küsimus, mis mind huvitab. Et kui mina loen ajakirjast või ajalehest arvustust, et siis ma tahaks teada, mida minust targem inimene konkreetselt asja kohta arvab, et kas tasub minul ka võtta raamat ette või mitte, eks ole, aga seda infot ma tihtipeale ei saa. Ja see on halb, et selle jaoks on olemas teised kohad ja baas ilmselt tänu sellele suurel määral eksisteeribki, et ajakirjandus ei suuda seda rolli täita, lugemissoovitusi on. Ja enne oli juttu ka sellest teemast, et žanrid on ajakirjanduskriitikas ebaühtlaselt jaotunud, et seda on kindlasti kõik tähele pannud. Et siin ma tõstaksin ikkagi esile kõige rohkem ikkagi toimetaja rolli, et iga rubriik on toimetaja nägu, et kui toimetaja ei tööta süstemaatiliselt, siis kõik lähebki niimoodi kuidagi isevoole. Et üldiselt žanreid, erinevaid žanrikirjandust on ikkagi päris palju, on need kõikvõimalikud naistikad, Remi, Ulme, mis kõik veel, eks ole, mis kõik on üsna täpselt piiritletud, toimetavad oma kindlate reeglite kohaselt. Ja et selle kuidagi üldiselt orienteeruda ja katsuda mingit tasakaalu hoida, see nõuab ikkagi päris palju süstemaatilist tööd. Ja ega ma neid inimesi nii väga ei kadesta, et mulle on ilukirjanduse lugemine üks suuremaid nii-öelda naudinguid, aga kui ma peaksin seda tegema süstemaatiliselt leivatööna 8-5, siis võiks kähku juhe kokku minna, ma kardan. Et selline, kui leidub selliseid professionaale, kes seda tõesti suudavad, Damon Knight vist üks siiski oli oma valdkonnas, eks ole, et nii palju, kui ma olen aru saanud, Jõrka võib pärast parandada. Oota, kord ütle vahele. Võib-olla, jah. Tähendab, Ameerika Ulmääris on üks väga lahe kriitika vorm, mis mul tegelikult meestust vabalt Eesti ajakirjandusega, seda ei saa kunagi olema, ma ei ajakirjandus lödi, eks ju. Aga seal on see, et igas ajakirjas on oma mingi kindel ulmeaugustaja ja kes siis tal saab muidugi teosed tundub vahel kätte nende koognatena ja nii edasi, eks ju, kui ajakirja ilmuks, siis on see teos ka müügil ja see on sünkroonis, eks ju. Aga põhimõte on selles, et tavastanud kas mingi noor algakirjanik või siis tihti ka üsna tuntud kirjanik. See on selline magasiin, et see oli vahepeal otsuskoht kahjud mitu aastat, et siis on pärast mitte lint olnud nüüd ja et see on see, et nad põhimõtteliselt loevad, nad ise valivad, mida nad arvustavad seal. See on tavaselt 1-2 tuntud nime ja 2 täiesti uut nime, eks ju.
ja see on ikka siuke, noh, see on üsna pikad ja ta on siuke ühtse plokina ja tüüp võtab nad ikka niimoodi igat pulkast lahti, ta on ikka väga pulmetega, inimene kirjas maitse on paigas ja ta ikkagi lahkab nad üldse niimoodi koevakad ära ja põhimõtteliselt ikkagi noh, mingid uued nimed sealt teada, saate aru, kas see on hea või halb. Meil on siuke, noh, see on lihtsalt siuke kas muljetamine või siuke sõna tegemist, seda muidugi mahud on väga väikse teiste aga kunagi Postimises tegid läbas Kivisilm, miks oli kõik, et kaks asja tuli ühes veejuures, see on sinna kähku ingluse jälle. No just täpselt, et sellist ütleme metoodilist, süstemaatilist professionaali Eestis annab väga paljudel aladel tikutulega otsida, eks see käib nii maja ehitamise kui ka kirjanduskriitika kohta, et ei oska midagi muud öeldagi, loodame, et asi paraneb, et praegu hetkel on asi niru. Ja teine asi on siis, teine poolus siis on siis, või kolmas poolus juba, on siis baas, mis siis on bändikriitika oma olemuselt täiesti niimoodi ürgsel kujul. Ja üks moment, mida varem ei ole siin täna esile toodud, aga mis mulle baasi juures kohutavalt meeldib, on see, et baas on tõeline massmaterjal ja seal see erinevate inimeste tõlgendused, mis tavaliselt, mida tavaliselt on väga raske koguda kokku, eks ole, et teada saada, kuidas 50 inimest ühest asjast mõtleb, et kuidas see võimalik on, et koguda nad kokku, juuta täis, eks ole, ja siis iga ühte kuulata, et see on füüsiliselt väga keeruline. Et baas selles mõttes annab täiesti unikaalse võimaluse, et mina ka otsapidi autorina olen olnud väga niimoodi tõeliselt rabatud, üllatunud positiivses mõttes ja mul on olnud väga hea meel näha, et imetakse ikka välja niisuguseid tõlgendusi, mis mulle endale ei tuleks pähe ka siis, kui ma nädal aega mõtleksin, eks ole. Et see on ikkagi täiega kihvt. Minu arvates on see just baasi üks suuremaid voorusi, jätame kõrvale selle sotsiaalvõrgustiku poole ja kõik selle, et mulle on just see tõlgenduste paljususe nähtavale toomine kõige suurema mulje avaldanud. Ja lõpetuseks, ega ma pikalt eriti rääkida ei taha, et lõpetuseks, kui oli see jutt sellest, et kriitika peab olema põhjalik ja sisukas, siis muidugi tore on, kui ta on põhjalik ja sisukas, aga tihtipeale on kriitika, millele heidetakse ette, et ta ei ole põhjalik ja sisukas, on siiski täpselt sama põhjalik ja sisukas kui teost ise, eks ole. Seda tuleb ka elus üsna palju ette. Ma jah, et see üldab palju sõna, mitte millestki. Aitäh! Vabandust, et sa tahad öelda, et teinekord on kriitika palju sisukam, kui on teos ise. Ka seda tuleb ette, jah. Seda tuleb ette tõesti, jah. See on teinekord täitsa nauditav. Esmateose üle on päris lihtne tegelikult ära meelistada. Oh jaa. Või püüda mõtet leida või? Tähendab, Silver Sarva arvustused on väga tihti palju sisukamad kui teosed, mida ta arvustab. Okei. Ma üldse ei teadnud, et ma räägin viimasena, aga ma niimoodi rõõmuga näen, et kõik on enam-vähemalt üks selle ära rääkinud, mida ma tahtsin rääkida, et ma saan selle niimoodi lühidalt ja hästi lihtsate sõnadega kokku võtta. Kõik au omale praegu. Kuna me siin põhiliselt me oleme rääkinud teooriast ja sellest, et mismoodi see kriitika nagu võiks olla ja ideaalis võiks olla ja oleks hea, et oleks, ja vähemalt oleks hea, et Eestiski oleks mingi sarnasel tasemel kui kuskil mujal. Ma mõtlesin, et ma räägin sellest, et kuidas enam-vähem on raamatutes kirjutamine Eestis. Põhiliselt ma jätan need monograafiad ära, sest kirjandusteadus on juba nagu ise teema, et see ei ole päris sama asi, mis kirjanduskriitika. Aga üldiselt meil siis kirjutatakse raamatutes tavalikult kolmes peamises aspektis. Esiteks on raamatu tutvustused. Need on sellised asjad, mille kirjutab kirjastus, keegi neid väga ei usalda, aga põhimõtteliselt mingisuguse kerge mulje saab kätte. Autor kirjutab tihti peale. Kirjastuse viitsi autor. No seda enam, sest seda vähem see inimest huvitab. Ja kui kirjastuse viitsi autor viitsi, siis teeb seda pood. Pood. Mulle meeldis see Leila Taar-Mikeshini raamatu tutvustus. Mis ei taga ka. Kes selle kirjutas Leila? Leila tuleb. Leila ütles, et ta oli hea, kes selle kirjutas.
seega. Selle kirjutas Mart Kalveti abikaasa Piret Renn. Kunstnik ühesõnaga. Noh, ta oli see kunnapäev. Ei, seda küll, aga ta oli kas kohe kujundaja või? Siis teine on muljetamine. Muljetamine on juba selline suur ja lai valdkond. Muljetamise juures siis oleneb põhiliselt, et kes muljetab ja kus muljetab. Kes on oluline järgmistest aspektidest. Esiteks, kas see inimene on tuntud? Kui sellel inimesel on nimi, siis momentaalselt muljetuse kaal kirjandusmaastikul kasvab. Teine asi, mida üldiselt nagu vaadatakse, on see, et kas sellel inimesel on hea maitse. Inimesel ei tarvitse olla väga suurt nime, et see, et kui tal on hea maitse, näiteks kui ta kirjutab blogis, siis kui ta loed tema blogi, sa saad enam-vähem aru, et kui hästi tema see raamatublogis, kui hästi tema maitse sinu omaga haakub. No hea maitse on see, mis haakub sinu omaga, eks ole. Ja siis kohe hakkab huvitama see, et kuidas ta kirjutab nendest teosest, sellepärast, et kui ta teiste asjadega on olnud sinuga enam-vähem nõus, siis võiks nagu olla midagi sarnast ka selle uuega, mida sa ei ole lugenud. Siis on IQ tase ja üldine kogemus kirjanduse vallas. See on see, mida Kristjan siin mainis, et tegelikult me kõik tahaksime, et see kriitikas kirjutab oleks meist natuke targem. Sest kui juba sa loed ja tunned, et vist ei ole nagu väga tark. See ei usalda teda eriti. Vabandust, väga vaadata, tegelikult sa tahad ka auto, kui auto oleks targem. Väga jalgu lugeda lolli auto. Aga mitte liiga palju targem. Just, kui ta liiga palju targem, siis võib raske. See võib solvata. Auto võiks mõelda natuke lugejale ka, et miks lugeja ta peaks lugema. Rumalust võib kompenseerida osavusega. Jah. Ignorantsi võib kompenseerida arrogantsiga. Massiga lööb alati. Ma ei ole teiega päriselt nõus. Okei. Kuule, sorry. Ma ise jäksin vahe, kui ma luba teita. Ja siis on oluline see loomulikult, et kus muljetada. Muljetamine loomingus versus muljetamine Goodreadsis või baasis või isiklikus blogis. Nad on kõik natukene eri kaalud. Loomingus muljetatud siuke väga, tegelikult selgelt selline muljearvustus, mille on teinud tuntud nimi, nagu see juba peaaegu tegelikult autori jaoks tähendab nagu seda, nagu oleks teda analüüsinud. Sellepärast, et see jätab mulje, nagu oleks tal mingisugust kaalu. Keegi tuntud nimi on siin loomingus võtnud muljetada, come on, see ei ole üldse halb näitaja. Siis blog on ka päris hea koht, sellepärast et sealt on päris palju regulaarseid lugejaid sageli, kui see on hea blog, tõenäoliselt rohkem keelel ja kirjandusel. Ja kui seal saada mingisugust head muljetamist lugeda, siis nii lugeja koha pealt või lugeja seisukohalt, ka autori seisukohalt, see on niisugune mõnus koht, kus lugeda. Siis nagu baasi Goodreadsi ja muu sellise võlu ei ole mitte niivõrd selles, et mis on selle sisu, kuivõrd just see, et sa saad need erinevad arvamused. Sa saad lugeda need läbi. See, et iga individuaalne arvamus on suhteliselt väike ja kergekaaluline, ei tähenda seda, et sa ei saaks sealt head pilti, sellepärast, et ikkagi tõesti, kui on 40 inimest midagi arvanud, siis 40 inimest on seda lugenud. Vau! See on juba nagu midagi sõltub. Ja siis on analüüs. Esineb imeline leid. Alati ei ole analüüs tegelikult sisuliselt väga pädev. Vahetevahel juhtub niimoodi, et analüüsi on just nimelt kas läinud kirvega kärbse kallale ja näitab põhiliselt seda, kui hästi ta oskab analüüsida. Sellisel juhul sageli juhtub seda, et sa saad väga palju teada selle analüüsi autori kohta, väga palju igasuguste teiste teoste kohta, aga sa ei saa eriti teada selle teoste kohta, seda analüüsi. Sellepärast, et ta ütleb selle kohta põhiliselt seda, et seal ei ole seda, seal ei ole seda ja seal ei ole seda. Aga analüüs on ikkagi äge. Isegi siis, kui ta ei ole väga pädev, isegi siis, kui ta ei ole väga arusaadav. Teos, mida on nagu analüüsinud mingi nimega isik, juba loomingus, selle teose alati võib eeldada, et tema teost keegi mäletab ka 4 aastat. Ei tarvitse olla nagu hea mälestus, aga keegi mäletab.
analüüs on tore. Ja teiseks siis, miks see analüüs veel on tore, on see, et kui enamasti saab nagu lugejana kätte selle teadmise, et kuidas üks teine lugeja on seda raamatut hinnanud ja mis ta sellest arvab, et ma võib-olla võiksin lugeda, sest autor enamasti tahab teada nagu natuke rohkem. Ja kirjanduskriitika võiks nagu olla ühtaegu lugejatele, et öelda, et mis raamatus on, aga samaski natuke tagasiside autor. Ja siis mida autor enamasti tahab teada, on see, et kas tema idee jõudis pärale, kas võib-olla keegi leiab tekstist rohkem, kui ta sinna pani. Ja aeg-ajalt saab teada veel täiesti ootamatuid ja põnevaid asju. Võt sellest analüüsist saab sageli teada igasuguseid uskumatuid asju. Näiteks, kas sa kuulud kuhugi koolkonda, millest sa eludes pole kuulnudki, või milline on sinu isiklik elu. Ka võib sulle olla üllatuseks. Missuguseid põnevaid kogemusi sa tõenäoliselt on. Või milliseid raamatuid sa kõiki oled lugenud ja plagieerinud, mida sa ise ei teagi. Ja nüüd ma olen enam-vähem ära lõpetanud oma jutu. Mul oli üks märkus selle kohta, mida me enne rääkisime. Kuidas fännkriitika ja tavakriitika erinevus, et kuidas fännkriitika ühtaegu miinuseks ja plussiks on siis see, et fänn teab enam-vähem, mida taheti teha, teab tausta. Tõepoolest, et mul oli kunagi diskussioon inimesega, kes ütles, et mis mõttes, mis mõte on üldse nagu mingisugustel ulmega mitte kursis olevatel inimestel lasta ulmet arvustada, et nad ei tea mitte midagi sellest, et kas see ajaränni vahendus on nüüd elegantne või ei ole, et keda huvitab see, et kas nagu keel on hea või karakterid on huvitavad, et see on ju ulmepäev täiesti ükskõik. Ma ei ole sellega piisavalt. Sageli muidu ongi nii. Sõltub fännist. Ja sõltub fännist, aga üldiselt ma olen baasiga teinekord ikka küll hambad kivistanud, kui loen, et kelle mingi vend seletab, eks Etiad oli alguses omal ajal, kui inglise keel hakkas ka massisse jõudma, siis saad aru, et tüüp on saanud inglisest ainult seda aru, et mees läks sinna, tegi seda, aga mitte midagi muud aru ei saa. Lugu on vilet, sisu ei ole, sisu nappis või kes see oli kunagi, et seal on pikk suur draama püsti, kõik vihjetena antud, eks ju, aga see ei ole otse öelda, nõuga inglise oskus on neid vihjeid aru lihtsalt, et miks tüübil on mingi tervisehäire või et miks ta joob või need on kõik nagu antud hämamisi, eks ju, et autor on otse labidaga lagi pähe lüüa, aga tüüp loeb, et tuleb mingi veest kõrtsijoobest täis, vaata fuck, mis jutt see on. Aga sa juhidki tähelepanu ühe väga olulise aspektile, et enne mingisuguse asja arvustama hakkamist ei teeks paha raamatust aru saama. See muidugi, ütleme, seal oli see keeleprobleem, see on lugejas kinni, aga teine, kui ma ikkagi, oled palju lugenud inimene ja eesti keel kõik oskad ja siis loed mingit Eesti autori asja, siis tegid lõpuks küll küsimus, et kas on autos ikka probleem, et ma millestki aru ei saa. See ongi see, et enamasti iga lugeja arvab, et tema arvamus on pädev. Et siis ma sain ju aru, et see on jama. Muide, ja tänapäeval on hästi oluline veel see, et tänapäeval on hästi populaarne see suhtumine, et iga inimese arvamus ongi kuidagi pädev ja oluline. Et isegi füüsikaseaduse kohta on igal inimesel oma arvamus, eks ju. Kuidas sa ütled, et kuu ei käi ümber maatiile? Kuidas sa tohid öelda, et kuu tiireb ümber maa? Minul on teine arvamus, kuu on paigal. Kuidas saab ümber lapergose asja üldse midagi tiirenda? Aga kui mingi asi on sitt kellegi arvates, siis ta lihtsalt on sitt ja kellegi arvates on väga hea. See on aus ja ehe värk, eks ju. Ainult, et väita, et sinu arvamus ka kellelegi, arvata, et sinu arvamus kuidagi oluline on. Aga põhimõtteliselt see on küll väga tähtis, et igasuguse kriitika, kuidas öelda, kriitika olemasolu seisukohalt üldse tuleb loobuda arvamusest, et kõik arvamused on võrdsed. Et see on natuke nagu see, mida Triinu just rääkis, et sõltub sellest, kus sa kirjutad ja kui kuulus sa oled. Aga teine oluline asi on siiski see ka, et kriitika enda eeldus on hinnangu andmine ja hinnangu andmine tähendab seda, et kõik arvamused ei ole võrdsed. Sa annadki hinnangu, sa ütled, et see arvamus on nüüd see, et see teine tekst on vähem võrdne, vähem hea kui see, mille pinnalt sa seda ise ütled, et see on suhteliselt oluline, aga selleks, et see asi kuidagi vähegi pädev oleks, ma ei tea, kas see on see, mida sa analüüsi all mõtlesid, aga see on see, mida ka
klassikud peavad kirjanduskriitika tipuks ja mida ma tegelikult ka ise pean ja ma tihti just põen seda, et kas siis ajalehe maht ei luba või minu enda laiskus ei luba kirjutada selliseid tekste, kus oleks võrdlev analüüs. Et kõige ägedamad kirjanduskriitilised tekstid on need, kus suudetakse mingisugust asja võrrelda. Võetakse mitu... Nojah, aga ma ei räägigi sellest, kui keegi suudab kirjutada 10-15 000 tähemärki, kus ta mingid eri asju võrdleb ja kus on nagu isegi siis, kui ma ühtegi nendest raamatutest lugenud ei ole, tänu sellele, et tegu on sellise suure, tõsiselt ettevõetud võrdlusega, oskame asjad kõik paigutada nii-öelda kuskile enda peas ja ma saan aru, millest jutt käib. See on tõeliselt äge. Mida ma mõtlesin põhiliselt, mul oli ikka konkreetne visuaal, kui ma rääkisin mitte väga heast analüüsist, kus ma sain väga palju teada analüüsi autori ja igasuguste teiste raamatute. See oli Mihkel Kunnuse retsensioon, selle Pirk roheline. Ma just mõtlesin, et sa räägid Mihkel Kunnusest, eks. Aga Kunnuse puhul on see, et mis Kunnus ise teeb, see on juba niivõrd mõnus, et mind ausalt sai kotti, et see kui see hundiputsikas oli see, mis ta on see. Pärnits. Pärnits, et mis see Pärnits teeb või tahab teha või ütleb või see on siuke Albert Mensch, et minul tema olemasolu ei ole oluline. Aga Albert Mensch võimaldab Mihkel Kunnusele ajada kui hundikutsikas tänu sellele juba tõusul nagu kuskile liigasse. Just. Asjaolu on ka see, et Pärnits on siuke suhtelt kõetu poisika ja Kunnus on tegelikult kickboksija. Jookseb antlitega. Kas sellel asjaolul on nagu pistist midagi? Ei ole. Kunnus on lihtsalt sümpaatne inimene ja Kunnusega see asi, et ma tunnen, et ta teeb asju, millest mina midagi ei tea ja mul on juba see, et ma kuidagi saan millestki targemast seda lugedes, eks. Pärnitset lugedes, kuigi ta käib kindlasti asju, mida mina ei tea, mingit kultustest ja nendest asjadest, sektidest, aga kuus Pärnits läheb süviti siuksesse poole, mis kalvetage üldse. Aga ma tahtsin öelda seda, et ma tahan ütelda, et minus kõige vihatum kriitikavorm on, see loomingus ja vikega siin ikka rohkem, et päevalehest, kes asja ei ole päevalehtes, on see, kus tegelikult mingi tegelane kirjutab leheküljed täis, tal on iga lehekülje all 3 või 4 mingit tsitaadi sikest või see viidet, kus see päritab mingit lakaani nimet saati kindlasti ära ja kõik muud asjad, eks. Ta on seal mingi New Yorgi ülikooli toimetused ja mis asjad kõik on ja siis on see, ja kogu see lõõsest lõpus üks küsimus, et ma saan teada, mida on öelnud see Mats seal ja mida on öelnud Svetan Todorov, mida on selle 3.-4. Aga ma ei saagi selles loos lõpuks teada, mida see autor ise, mida ta ise ütleb, mis tal omal öelda on, eks ju. See on nii võigas, et selles ma pigem olen nõus lihtsa muljetamisega, las olla konalik ja õnnetu, aga inimene ütleb midagi välja. Jürko, ma täiendan siin. Oota, kas sa muidu lõpetasid? Meil on juba diskussioon, meil on diskussioon. Jürko, ma täiendan siin ühe teise nähtusega. Et see on üks asi, kui üritatakse lugejad tsitaatidega uputada, aga teine asi on ka see, kui kirjutatakse laia tarbe kriitikat väga laiale audientsile suunatud juttu Eesti Päevalehes näiteks ja väljendatakse nii, et 10 inimest võib-olla saab aru. See on see, et autori... Ma toon näite ka. Ei, oota, kõik see on väga lihtne asi, see on autori taju ära, kus ta kirjutab. No täpselt, eks ole, et kui Kellele? Aaviksoo tuntud artikkel, kus ta ütles, et Kellel? Aaviksoo. Minister Aaviksoo tuntud artikkel, kus ta ütles, et tõearmastus on põhimõtteliselt niisugune kergelt iganenud ja ikka mõttetu asi. Just nimelt seda ta ei öelnud. Nii. No, jah. Okei. Siis Päevalehes, kui ma ei eksi, oli hulk kohalike, mingisugune vestlusring kohalike tarkuritega, ma ei mäleta, kas Peeter, sina kuulusid nende hulka või mitte. Aga siis oli see, et Aaviksood võrreldi Fichtega ja kõik, eks ole. Et keegi ütles Aaviksoo kohta, ma ei mäleta, kes see täpselt oli. Et ka mulle oli küll siuke võrdlus. Just. Ja see võrdlus kui selline teatud seltskonnas on hinnad ja tähendab midagi, eks ole. Aga sellest, mida see tähendab? Sellest, kui palju neid inimesi ikkagi on, eks ole, kes sellest aru saavad ja võrrelduna Päevalehe lugejaskonnaga, eks ole. Et see on ikka väga hale. Ei, see ongi see sama konteksti värk ja siin tuleb nagu mängu veel see asi ka, eks, et kui sina enne ka rõhutasid seda, et tähtis on, et kriitik lõpuks oma arvamuse välja ütleb, mul on sellega põhimõtteliselt nõus, aga kriitika mingis mõttes jaguneb nagu kahesuguseks kriitikaks. Et kriitika nii-öelda enne raamatu lugemist ja kriitika pärast raamatu lugemist. Et on tekste, mille puhul ongi selline tutvustav aspekt, võib-olla mis ongi mõeldud inimesele, kes raamatut ei tea, aga teistsugune kriitika on ju mõeldud inimesele, kes raamatut teab. Piltlikult öeldes võib olla, et see on see kriitika, mis ei karda raamatu lõppu ära rääkida, mis on siis ilmselt see, mida sina analüüsiks nimetasid.
et selles mõttes on need kaks nähtust ja üks asi, mis sealt veel juurde tuleb, kui nüüd võtta see sama, eks ole, et kui ei tajuta ära, et kui suur auditoorium üldse aru saab, mida sa räägid. Et sealt tuleb ka see, et on kriitika, mida tehakse nii-öelda raamatu pärast ja on kriitika, mida teeb kriitik enda pärast, ehk siis nii-öelda oma mingi särada laskmine ja enda nime upitamine. Kus see ütleme banaalne põhjus ka, et raha. Seda ka, jah. Aga see võib-olla, see enda upitamine natuke võib-olla ongi see põhjus, miks Mihkel Kunnus viitsis 10 või 12 000 tähemärki Pärniste raamatust kirjutada. Aga muidugi ei maksa ära unustada, et keel ja kirjandus, looming, Vikerkaar, Akadeemia, neis makstakse kõige kuldsemaid honorare. Kui te olete head honorari, siis ärge tulge ennast mulle arvutama. Palju sina maksad? Vähem. Kas võib pakkuda? Ekspress. No millest me räägime, kui suures mahus? Ütleme, loomingus 5-6 000 tähemärki on... 5 on miinimum, alla selle üldse ei üldse olla. Jah, aga mina rohkem ei viitsi kirjutada. Mina ei saa tavaliselt rohkem täis, sest ikka lõpuks aitab küll juba palju jahul. Ja nad maksavad ju sellest mingi 90 €. Ei no küsimus polegi rahas, eks küsimus, kui mul oleks öelda, aga ma tuleks vahepeal tegelikult Lauri küsimuse juurde või selle diskussiooni alguse juurde tagasi, eks ole, et arvamus, et üks või teine asi on sitt. Et tegelikult on kaks asja, mida võiks ju meeles pidada, on see, et esiteks ütle, et see on sitt, aga ära ütle lihtsalt, et see on sitt, vaid põhjenda ära, eks ole, et mis seal on see uba, et kui 100 inimest loeb mingit raamatut ja nendest 99 jätab selle lihtsalt oma teada, üks võtab kätte ja viitsib ja teatab seda avalikult, kas siis baasis, päevalehes või Ekspressis või veel mingis vormis, siis see, et ta seda juba viitsib teha ja kõik seda teab, paneb teda pädevamas kui need 99. Ei, ma ei räägi isegi selles, et mõte on lihtsalt selles, et autorile on hea saada seda tagasisidet, et mis oli see sitt, eks ole, või miks. Ja teine asi, mis siin vahepeal ka selles samas diskussioonis nagu esile kerkis, oli, kui te omavahel hakkasite selle teema alguses nagu natuke vaidlema Peetriga, on ju tegelikult see, et me räägime neist arvamuste paljususest ja et kas on need arvamused võrdsed või ei ole, et ükski arva, ükskõik mis tasemel on ta fännikriitik või ütleme mingisugune nii-öelda paberitega kriitik, ei tohiks tegelikult ära unustada ühte väga lihtsat asja. See konkreetne arvamus on ainult sinu arvamus. Sest kõrval on tohutu palju teisi arvamusi, mis ei pruugi üldse samast. Aga ikka, see ongi see vahe, et fänn võib halvata tõesti on tema arvamus, eks ju. Aga nii mõni paberkriitika tõesti see on nagu jumala hääl. Ei, seda küll, jah. Aga ma usun ka, jah, et ma tahtsingi öelda, ma usun, et on ka fänne, kes arvavad, et nad kuulutavad lõplikku absoluutset tõde. Minu maitse on hea. Mina ei arva seda, aga ma saan väga hästi aru, miks Raul Sulbi arvab, et kui mina ütlen baasis valus sitt, siis ta seda nii valuliselt võtab. See on lõppude minu arvamus ja ma ei ole mitte iialgi kunagi arvanudki, et see on midagi muud, aga Raul Sulbi võtab seda aga ärme isikute peale. Aga võt siin tulebki tegelikult see nii-öelda institutsionaalne probleem mängu, et sinna ei saa mitte midagi parata, et arvamus, ajakirjas Looming või Vikerkaar on teise kaaluga kui see, mis on baasis arvamus. Või isegi ajalehes. Või isegi ajalehes. See on väga halb, sellepärast kohati ilmub näiteks Sirvas päevalehes või Postimees nii halb. Jah, teisegi koolikirjandagi. Kaas on nagu way parem. Nagu nii halb. Isegi täiesti nimega tüdruk töötas sinna... Ütleme, Loomingus ilmub ükskord, siis te loominguga visatakse ja põletatakse ära, aga baas jääb alles. Vabandust, mul on küsimus. Peeter, et need erineva kaaluga, et kumbat pidi, et mina loomingut ei loe, et ma ei oska selle kohta midagi arvata. Et kummast kaalukam on loomingus või baasis? Kelle silmis, see on see küsimus, kelle silmis. Ja teine asi, et eks iga pool eksib igast asju ja olgem ausad, et Eesti on nii väike, et siin ikkagi mängida isiklikud suhted, kui keegi on toimetaja sõber, eks ju, vaata, kui toimub mingis lehes kultuuritoimetaja vahetus, eks ju, ütleme päevalehes, eks ju, kui läks Wimberg ja tuli pressapis kohe, eks ju, see on hoopis teine maailm lõppi näiteks, eks ju, ma ei jätka ütlema, kas lahkuvad kohe autoreid ja ilmuvad uued autorid. Ja ilmuvad uued autorid, täpselt nagu, kui Mene Pesti läks Ekspressist ära, tuli Vagia de Marti, eks ju, minul oli seal lõpp kohe klõmpsti. Niimoodi kõik. Vagiraga ei saa läbi. Vagia saatis mu kohe üle võlli, eks ju. Nüüd ta küll Facebookis mu sõber, eks ju. Väga hea sõber. No ega see ei tähenda, kuule, FS ei ole nüüd see, kui ma sõbra pant, eks ju. Kuule, FS on igast imelikus sõbra. Miks ei ole iga kuu Loomingus Jurka Ulmer rupi? Ei ole iga kuu, kallis inimene. Loomingus ei saa avaldada rohkem kui poole. Ma olen Kristjan Sanderiga solidaarne, mina ei loe Loomingut.
mina tunnistan ausalt, ma avaldan loomingut osaliselt täitsa rahapäevast, ma maksad hästi. Sest et ma saan aru, see on siuke, et ma maksan selle alusse musta auku, sest et seda ei tea keegi, seda pole keegi kunagi lugenud, sest loomingu tuleb ühtegi tõesti 10-20 mingit literaati või Silver Sära loeb kindlasti. no jah, oma kõik, aga ma saan aru, see ei jõua mitte kuhugi, eks ma panen ta 3 kuu pealt sisevõrku ülesse, siis sisse jõuab alles inimesteni ja teiseks loomingu töötsükkel on nii pikk, et see raamat on ammu juba läbi müüdud, kui lõpuks alusse ilmub. aga võt, kui lehel see saab kooperatiivselt ikkagi. Enne kui praegu läksin jah selliseks konkreetselt ei, ma ei taha, aga ma tuleks korraks tagasi selle juurde, mis Triinu rääkis, et kui ma seda kuulasin, siis mul tekkis see tunne, seda kuulates või tegelikult teid kõik kuulates, et ikka asjad on super hästi. Et kui me saame rääkida sellest, et Eestis on olemas fännikriitika ja siis on ajalehekriitika ja siis on veel mingid ajakirjad kuskil kaugel kõrgel, et kõik tasandid on esindatud, väga erinevaid arvamusi saab avaldada. Üks autor ei saa eeldada, et tema teost igal pool läbi heksatakse. Ei, väisa võib-olla ta üldse teost ei alusta üldse. Vaadates seda massi, mis ilmub. Jah, Eestis ilmub, okei, nüüd on see arv alla läinud, möödunud aastal ilmus veidi kuskil 4700 raamatut, tõsi, neist valdav enamus on igasugused enesaabiõpikud, aiandus, käsiraamatud, ilukirjandus moodustab neist võib-olla viiendiku alla selle ja ütleme viiendiku ja sellest viiendikust omakorda 4/5 on tõlkekirjandus. Umbes sellised on suhted. Kui palju proosat on? Tähendab, Eestis ilmub kuskil 100 luuleraamatut ja umbes 50 proosateost aastas. Ma räägin oma autorite, Eesti autorite asjad. Võib arvata, et välisautorite proosateoseid on kuskil 400-500, luuleteoseid ilmselt umbes sama palju kui Eesti autorit on, võib-olla vähem isegi. Aga arvustus ilmub umbes iga 5. või 6. ilukirjandusteose kohta ja kusjuures selle korrelatsioonide jaburamaks on see ka, ma räägin nüüd ajalehtedest ajakirjadest, korrelatsioonide jaburamaks on see ka, et reeglina see raamat, mille kohta arvustus ilmub, selle kohta ilmub mitu. Ja siis ongi nii, et ja autori midagi muudab on see ka, et kui oleneb kirjastusest. Vagapasjad saad üldiselt uue tõenäosusega, augustuse väikekirjast omad ei saa. Kusjuures, aga siin ma pean jällegi... Ei, ma ei õnda sind või üldse... Ei, ma saan aru, aga ma natuke leiangi, et see võiks selgitada, et kui mina istun seal Ekspressi toimetuses, siis mul on jube mõnus, et Varrak on näiteks selline kirjastus, kes ilma küsimata saadab kõik oma raamatud mulle. Aga miks sa peaks saatma, ta võiks, see uputab sind nendega. Mulle teeb see töö lihtsamaks, aga teisest küljest ma annan endale ka tihti arvu, et kui ma vaatan seda, mis ma sinna lehte panen, vaatan, et ebaproportsionaalselt palju on Varraku ja tänapäeva raamatud, sest nemad viitsivad sellist avalikust tööd teha. Ja siis ma tihti pean mõtlema, et viskirjastused meil veel on. Kuule, aga sa ei tunne ameti kohustust ju absoluutselt iga raamatu kohta, mis sulle saab? Ei, seda mitte. Ainult, et selge see, et see, mida ma näen, see on mul nii-öelda, see, mida ma näen, see on mul kohe nii-öelda meeles. Ise teed mingi valiku nagu nendest või? Jaa. No aga Varrakul on see põhjendus olemas, aga tänapäev on tegelikult väga väike tegija, et tänapäev, et Varrak on ikkagi suur kirjastus, ta maht on ikkagi üsna tugev, eks ju, kogus, eks ju, aga tänapäev on ju tegelikult ju... Lihtsalt minu jutu point on see, et on kirjastusi, kes viitsivad ennast reklaamida ja selge see, et on rohkem esi. Ja on kirjastusi, kes ise küsimus peale ei anna. Jah, mul on paar jaburat näidet ja selle peale ma otsustasin ka, et kui need siuksed on, siis neid ei kirjuta. Kavapäev saatis 10 aastat päevalehte oma raamatuid, siis algõigeks, et ta aitab, kui ükski kordi võtab jutuks. Aga hästi vahva näide on see, et eelmisel nädalal ilmus Postimehes Kaarna kohta ju tutvustus. See on Raul Sulbi. Ei olnud. Tema võib-olla sokutus, aga selle asja ei olnud kirjutanud. Hendrik Alla või? Jah, vist oli. Tema küttis umbes üsna palju, talle lihtsalt meeldib see. Aga võt, me ei pääse ikka Eestis asjadest rääkides üle ega ümber sellest, et kõik on lõpuks selline isikute tasandil. Aga ma tahan nii jõuda, et ma mingisuguse regulaarsusega jälgin ka Saksa meediat ja justkui võiks ju arvata, et Saksamaal elab mingi 70 korda rohkem inimesi kui Eestis ja kõik on palju suurem, aga tegelikult on same shit täpselt, et seal on ikkagi, mis puudutab nende suuri väljaandeid, suhteliselt väike klikk, kes omavahel neid asju seal teevad, samad nimed, ja kui natukene veel ka isiklikult mõnda neist tunda,
neid telgitaguseid teada, see on täpselt sama mäng nagu meil, lihtsalt võib-olla veidi suuremas ja veidi kõrgemal. Ei, ma olen sama asja Venemaal täpselt, see on ikkagi nii, et on autoid, mida mingi väljane kunagi ette ei võta ja täpselt, ja siis on mingi samas ajas ilmumdab seda, et sa saad kohe siukse juuda märgi külge, eks ju, keegi ei võta tõsiselt enam pärast sellest ajas ilmumist. Tegelikult ma julgeksin isegi väita, et Eestis on väikluse tõttu asjad paremad. On väga kerge on sul kas autori või ka kriitikuna jõuda mingisse väljaandesse. Piisab natukene sellest, et sa võid ise veidi vaeva nägema. Peaksid olema võimeline vähemalt muljetama teatud tasemel. Aga et Eestis on jah, neid trepiastmeid nii vähe, et tegelikult on võimalik kuskile jõuda ja veidi laiemas mõttes ongi näiteks kas või Eesti ulme lugu 90. algusest kuni tänapäevani kõnekas näide sellest, kus inimesed on ise leidnud, et tegu on sellise kirjandusega, mis peaks salongikõlbulikuks muutuma ja tänaseks on see sisuliselt muutunud. Täna ei põlga ju ükski kirjandusväljaanne mingisuguse ulmeraamatu arvustamist ära, lihtsalt sel põhjusel, et tegu on ulmega ja ulme on ju ka näiteks Eesti Kirjanike Liidu seisukohas muutunud ehk aktsepteeritavaks nähtud. Olgem ausad, Penjas on see ikka niimoodi või? Olgem ausad, ega Eesti ulmesse keskmine tase on ikkagi väga kõõrge. Ütleme niimoodi, kui aga võt siin ongi see ka, et võtad Ameerika mingi tippulmeajaga ette, see metoodist järjest läbi kõigem juttaaval, eks ju. No see tähendab seda, et seda siis vahmid mingi paskavad kuude kaupa sisse, võib-olla tuleb üks päev 3 numbri kohta, see on ikka õve, kui ma võtan näiteks 80-70 ajakirjadest päevad on ikka see, mis seal toimub, on ikka masendav. Me võtad Bourgeois aasta paimike jutud antoloogia ja see on best of, mis on... Ei saa võtta Ameerika, aga võtame Venemaa, võtame Ukraina. No see on sama asi. Võta Almada, vaata siitsegi Pajevits sai, miks sa tahatsed lugeda? 1-2 autoid, kes on see kogemata eksid, kuna need mujal ei pääsenud. Šimun Roosek näiteks, ainuke auto, kelle teda oled õige lugeda viimase 10 aasta vist. Tõstatada küsimuse. Minu meelest me ei ole seda arutanud, kuigi ma korra juba peaaegu hakkasin. Kuidas siis on? Kui me tahame ulmekirjandusele kriitikat, siis seda võib kirjeldada normaalselt kirjeldada erikohtlemisega. Tähendab, ausalt tegelikult on... Mina isiklikult ehitan, et kui lugejaks tuleks, et inimene on aru, mida ta kirjutab, mida ta lihtsalt, sest väga palju juhtuda ma lihtsalt loen ja kas vihastun või solvun või lihtsalt õlgust, et ma ei näe, et mingit õigustust selle jura töötamiseks ja veebema avaldust, mis nüüd mingi ulmekalt ilmub tihti. See ei ole nii hull, et ma ütlen, et see katastroofiline on, aga kuna seda ulmekriitikat ikkagi nii palju ka ei ole, ütleme mainstream meedias, siis tundub ikkagi, et see loll lugu on võtnud võimaluse mingit head lood teha, kas sama kui me teisele. No minu unistus see tegelikult, et Eestis võiks olla täpselt samuti mingi väljanne omal kasutada munad, neid kasakasutust, ei luba seda teha, eks ju, aga võiks vabalt olla kas või mingi, ma ei tea, teeda mingi žanri nurk kuskil kirjandusel kultuurileheküljel, üks nädal on seal ulmekas, mingi, kas või teevad ka autokriitikud, eks ju, pädevad, teine nädal on naistekas, kolmas nädal on krimka, eks ju, niimoodi, võetakse mingid žanri ekselduses metoodiliselt läbi, et ütleme seda muud kirjandust niikuinii, eks seal, mis on ikkagi, mis on vähegi nimike asi, eks ju, et see ikkagi võib, tõenäoliselt jõuab mingi, tihti ka ei jõua, eks ju, kui ei ole Tallinna auto ja või ta ei käi seal hängi ringi seal mingite ahvidega kõrtsis, eks ju, loomisomisjon peaks ju, aga ütleme niimoodi, et võtan kas või oma naisega, et kelle teine raamat on 1. august, see maakonna lehes, eks ole, kõik. See on mingi maakonna märk ka. No ei, Ave kiidan sama. Aga küsimus on selles, et kuna ta ei ole Tallinnas, keegi ta nägu ei tea ja No nii salongi kõlbulikult järelikult me jõudnud ei ole, et niisugune rubriik kuskil lehtedest läbi käiks. Aga lihtsalt tahtsin öelda seda, et ei, see tähendab seda, et see on metoodis, mitte nii, et see nädal võtame ära, tuleb mingi muu asi, on vaja Veidemani kiita, eks ju, ja kuna Veidemann on... Või Veidemann kiidab ise. Veidemann kiidab, aga siis ma ei tea kedagi teist, kes... Ei, oli küll kiidetud. Jüri, sa ei taha öelda, et baasi nagu valus sitt on samal levelil nagu mingite ohtrate alaviidetega loomingu arvustusega? Ma ei võõda neid omavahel, nad on igaüks oma žanris, eks ju, ja
valuse sitakul muidugi teha, noh, et üks, mida Lauri Lukas arvab, seda mida ilma seda tema arvusse lugemata, eks ju. Ma umbes tean, et Kibepungi puhul tal üldiselt sealt hoos ka tuleb, eks ju. Mingi fantasy kamm üldiselt läheb hästi peale. Üldiselt ei lähe? Läheb küll. Valusat sitakul läheb. Aga olge, kuule, me lähme, selle võime pärast rääkida lõkke. Ma võtaks nagu selle Triinu küsimuse uuesti ette, et kuidas ulmekirjandust kritiseerida. Sõna ulmekirjandus koosnebki 2 sõnast. Ulme ja kirjandus. Ehk siis on võimalik 3 kas arvustada ulmet, kui ei ole kirjandust. Arvustada kirjandust, kui ulmet on vähe, või ideaalvariantis arvustada nii, et nii ulmet kui kirjandust. Või autorit. No ma ütlen enda seisukohalt, et mina näiteks ei suuda nautida, võib-olla kuna suutsin enam suuda nautida ulmekat, kus näiteks ütleme, on võib-olla väga vinge idee. Aga kui see kirjanduslik osakond ikka lonkab kõiki jalgu, eks ju, siis ma ei suuda sellest heldida. Ma võin muidugi jätta meelt, et see oli laheda ideega lugu, eks ju, aga või vastupidi näiteks, et kui auto on see, et okei, tal isegi on see keeleline oskus olemas, aga ta lihtsalt süžeega käib lõpus asja nii vasakule ära, et või näiteks hakkab siis segast peksma, kui ei oska kuidagi muud lõpetada, teeb asja siis segaseks. Ja ta umbes aru, kui teise ja kolmandiku peale, et autol vist ei ole vaimu, kuidas asja lõpetada, siis tähendab seda, et peab tiibi panema segast peksma, mingid vallukad tulevad ja kõik see muu jama ja keegi saab jumalaks. Kalvet ja Pärnitsa rida. Ei, see oli konkreetne Eesti romaan, mida kohta ma ütlesin, aga ma ei hakka nimes nimetama. Kalvet ja Pärnitsa rida. Ei ole nemad. Ma Pärnitsat ei viitsi lugeda, sest et ta on nii vasti. See, mis sa praegu räägid, ei tehti üldse ainult ulme kohta. Igasuguses kirjandus. Ei ole midagi lihtsamat kui üks hea idee ära rikkuda. Samal ajal hea kirjanik suudab ka mitte millest. Aga minu jaoks on oluline see, et asi peab olema, et mitte, et sa hea starter kahjuks peab olema finish, eks ju. Et ma näiteks ühte nime, mis on koodana kõlanud, on tema puhul ma umbes olen saanud aru, et tema jaoks ongi see oluline, et kui see on üks lahe jõnks on sees, siis juba muudab teos heaks. Jutumastaabis võiks isegi seda ka leppida, aga kui sa loed romaani läbi ja ütleme pool rehkendust ei ole terve rehkendus, eks ju. Tootsi võis see olla hea, et poole, aga mina lugena seda ei taha. Mina ütleks, et see on ikkagi see kriitiline kirjanduse kohta, täpselt, et kui asi läheb hämaks, siis see on ka tavakirjanduses. Ei, nõus jah, aga eks mingis žanris on selle lubatud, kui on see õngemismi nägemuslik romaan, eks seal on see õigustatud, aga see, kui mingi hetkel on see rahulik action, eks ju, ja see sotsiaalne panoo ja siis mingi hetkel hakkab lihtsalt keegi sumpab kuskil omas roojas ja kurat näeb allukaid, eks ju. Ei no ütlen, teos peab olema nii-öelda autentne iseenda suhtes. Kuulge, me oleme nüüd kriitikud kirjad. Aga kui ma toon selle küsimuse juurde korraks tagasi, võib-olla teil on ka mingi arvamus, ma ütlen hästi lühidalt jälle, kui võib-olla tahate midagi sügavamõttelisemat öelda, ma hästi lühidalt lihtsalt, et ma arvan, et kui ma enne ütlesin, et ulmekirjandus on nii-öelda salongikõlbulikuks muutunud, siis siiski seda ma usun küll, et kui rääkida nüüd ulmekriitikast nii-öelda mainstream väljaannetes, siis selle puhul tuleks teatavad nii-öelda rahvavalgustuslikku aspekti silmas pidada. Sellepärast, et kui rääkida jätkuvalt sellest, et ulme võiks jõuda ka lugejateni, kes võib-olla ei ole nii-öelda klassikalisi ulmelugejad, kes ei ole vaadunud fännidest, siis tasub silmas pidada seda, et nad ei pruugi kõikide žanri reeglistega puutuda. Aga muus osas ma arvan küll, et kriitika peab olema nagu igasugune. Ma tean, et see kriitik ei üllatuks ise, et kuidas asja kirjutada, suhtunud vaimustusse mingisse sekundaarsest teosest, kus ta tegelikult ratsutab teist asjad üle. Ja see on jälle see, et kriitik peaks teadma. Tulemus võib olla ühel hetkel see, et umbes, et ilmub maru vähe ulmekriitikat ja kui kõik see, mis ilmub, räägib sellest, kuidas see ulmeraamat on sitt ja see ulmeraamat on sitt ja siis tekib see küsimus, aga oota, nüüd oli paari järjekorda. Oota, ühe selle mõtte lõpetuseks peale. Et tegelikult ma olen sellega täiesti nõus sellega päevalehes või ütleme ajalehes kirjutava inimene peab aru sellega, et ajalehes lugeda täiesti suvane kont, võtab lehe esimest korda elus kätte ja see üldiselt peaks enam see materjal all olema hoomatav, mis seal lehes on. See ei ole looming, mida loeb juba ettevalmistas mingi siuke freak, eks ju, kes kelle elu unis ongi lugeda, kes see imelik vast. Nüüd on Tarts ja siis on Krikk. Jah, tähendab, mis mul on siiamaani hinges kriipimas, sa mainisid minu ühte lemmikautorit Katnerit, eks ole. Ta ütles, et kui palju ta on kirjutanud ja kui palju ta kuradi aliaste all. Aga ärme unustame, paranda mind, kui ma eksin. Ta väga palju kirjutas kaasa oma naisega. No vat nii. Ehk siis, mis on Katner, see on Katner. Mis on aliased, see on kaasa kirjutatud.
ei, see ei ole nii lihtne. Me võime sellest teada, see on see kitsas teema, me võime sellest rääkida. Nad ei ole siiamaani Ameerikasse kokku leppinud, mis on kellegi jutt. Asi selles, et nad ise ei teagi. Nendel oli point selles, et kirjutusmasinas oli lugu sees, kes suutis edasi kirjutada, see kirjutas. Nad ei valinud seda, aga müüdi Katneri nime all, kuna mehele maksti rohkem. Okei, seda vaielgi hiljem, nii, Krikul oli midagi. Tähendab kommentaar selle kohta, et ulmekirjandus muutub salongikõlbulikuks. Et tegelikult ulmekirjanduse vanim, väärikaim ja võikaim alamžanner on selle arengu läbi teinud juba paarsada aastat tagasi, eks ole. Tõudisjutte hakkasid kirjutama iga kriteeriumi järgi tõeliselt tipud, et Henry James, Dickens, kes iganes, eks ole. Et lihtsalt läheb sellega natukene aega. Kõik on muidu asi on selles, et see sõltub ka rahvastest ja keelest kontekstist. Näiteks Inglismaal see Tondi jutt on üldse selline mingi väga respektaabel kogu aeg on akadeemikud ja kõik need. Ja näiteks Inglise lastekirjanduses on mingi ajavänd täiesti selline igapäevane. Standardne variant täpselt. See on see, et igasugused ajanihked, ajahüpped, see on selline Inglise lastekirjandus on niivõrd tavaline osa, et see on umbes nagu meil on mingid naksidallid ja kunksmood, mis on muu maailmaks ilge müstika, mingid imelikud pussakad, eks ju. Et aga nendel on see täpselt ajavänd. Neil on täiesti tavaliselt tädiksid kirjutada rahulikult lasteromaane ajavändust. Nii, Tartsil on veel midagi. Okei, eks ole, oli just see, et eks ole, kui ma karjusin enne Jules Verne, siis mul ei olnud õigus, sellepärast, et ma vaatasin seda, et Voltaire on juba midagi kirjutanud. No me võime lõputult võtta Lukianosini või kelleni välja, keegi ei ole kunagi lugenud, eks ju, kõik neid nimesid nimetati, kui vaja rääkida, kuidas ulme on suur ja kus kõik uhked gigandid seal ees kõõguvad, eks ju, aga olgem ausad ikkagi, žanri ulme esimene seega algus oli Frankenstein, eks ju, mis on mood ulmekirjandus ja ütleme ikkagi ulme kui žanr on ikkagi tekkis Ameerika ulmeaja. Sest et need ei olid igasugused üksikud teosed, nad ei defineerinud nad žanrina. Shelley ei olnud ameeriklane. Ei no Shelley ei olnud ameeriklane ja Wells ka ei olnud. Jutt käib sellest, mida see žanrina defineerus, mitte sellest, millal esimesed teosed kirjutati. No Wellsi ajamasina ala pealgi üks leiutis. Teadlikud seiklusromaanid, mis need asjad olid, need ei olnud ulme, need ei olnud defineeritud. Reelsberg ikka pani see kokku, et temal oli alguses see ulme oli teaduse populariseerimine, edendamine ja see edasi see kämpel, kes hakkas seda sotsiaalse momenti, et paneme mingi masina ühiskonda lahti, mis siis edasi saab, eks ju. Et nüüd kirjeldage seda, mis siis juhtub, kui see asi, see teadus, mis üldse toimub. No need on need, et see on ikkagi see, kus ulmet teadlikult tehti, siis teisest küljest lihtsalt selline, kas see oli ajaviide või oli selline mingi sotsiaalne uurimine nagu Wellsi. Ega Wellsi ei huvitab see, kus see mees nähtab, kas Wellsi huvitas see, et mis siis juhtub, kui nähtamatu mees Inglismaa külakolka satub. Nii, et Krikul oli näpp püsti ja võtame Kriku veel ja siis hakkame otsi kokku ka tõmbama. Me muidu istume õhtuni siin ja vaidleme. Ma tahtsin öelda seda, et võib-olla parem näide, kui see Wells on invasiooninovellide või romaanide ajalugu. Et see hakkas ka peale seal kuskil, kui õhupallid juba hakkasid lendama, siis hakkasid tüübid kirjutama lugusid sellest, kuidas lennatakse üle Atlandi ja vallutatakse seal kontinente õhupallidest sandiga ja nii edasi. Või tulevad sakslased üle väina. Jah, ja siis järgmine aasta oli sakslased üle väina ja sealt edasi, lõpuks siis Wells tõi sisse marstused, eks ole. Viis asja abstraktsemaks ja üldisemale tasandile. Just täpselt, aga see on lihtsalt niisugune teistpidi asjade kokkupanek, need elemendid olid ammu ka kõik olemas. Aga see oli minu poolt kõik. Okei. Kui on mõni üksik küsimus veel, muidu me võime ilmselt õhtuni siin rääkida, aga meil on igasugu muid asju ka veel plaanis. Ma küsiks lihtsalt, üks iga rikkavi maa on seal läbi teinud, et alguses ei ole ulmekirjanduse avaldamiskõlbuline, ei ole võimalik raamatuna avaldada, siis see kuidagi muutub kasumit toovaks või aktsepteeritavaks, siis hakkab mingi kriitika tekkima. Mis siis järgmine samm? No üks samm on see... Järgmine samm on kuldaeg. Ei, kuldaeg juba ole ära olnud, mõttes meil juba, aga kuldaeg ei ole, aga millest on see, meil on juba täiesti käes see etapp, kus ikka ulme läinud massidesse, igast kogu perenaised nagu vorbivad mingi, mis oli see puukeri ja kettad või mingi, mida ma kunagi lugema ei hakka, sest kui inimesed oma teost tegeleks siuksed nimed, eks ju, seda saab normaalselt võtta, eks ju, see on ilmselt haige. Jätkuv mainstreamistamine. Jah, jätkuv mainstreamistamine. See žanri piiride jägustamine. See on tegelikult see videviku ja nende fenomen, eks ju, tegelikult, et see
et suvaline naisteka, noh tegelikult tänapäeval üldse on väga raske leida kirjandust üldse, kus ei oleks midagi ulmelist või nagu igasugused mainstream asjad on ka juba midagi, noh, võta kõik need pilveatlased, kui me siis lihtsalt, noh. Ei, vaadake, kui sellised mehed nagu Walter von der Vogelweide või Wolfram von Eschenbach kirjutasid tänapäeva saksa kirjanduse klassikaks saanud luuletusi ja eeposi, siis oli saksa kirjandus umbes 200 aastat vana. Eesti kirjandus on praegu umbes 200 aastat vana. Meie parimad ajad on veel ees. No jah, aga vaata, see on see, mida see teine asi, et olgem optimistid, tuleb uus kulda. Ei, tegelikult on see, et vaata, sakslastel on ka riik ja majanduslik infrastruktuur, eks ju. Ei, seda ei ole. Ei ole ka, noh, lang võtab veel viimasest kultuurist välja ja siis ongi kõik, eks ju. Siis on lihtsalt on mingid jälle siuksed leemekulbi ääres seal jutustab üks Eesti kirjandus on noor ja parimad päevad on aga see. Ei, loomingulised küll, aga finantsiliselt tõmbame selle ilusa tõdemusega, et kõik ilus on meil Eestimaga otsad kokku. Ei no optimist tasub olla, eks ju. Alati võib hullemaks minna.